Võrus vali muidugi Rain Epler, Katriine-Maria Orula ja Aadu Birnbaum. Valides EKRE, palgad hakkavad kasvama ja hinnad ning maksud langema. Kes toob tagasi jõukuse? Muidugi EKRE. Tere õhtust vaatajad ja tere tulemast tagasi valimiste lainele. Meie debattide maraton on jõudnud lõpusirgele ja pidada on jäänud veel vaid Tallinna linnapeakandidaatide debatt. Kui läbipaistev on Tallinna juhtimine, kuidas lahendada pealinna liiklusprobleemid ja millises seisus on eestikeelsele haridusele üleminek? Tänased väitlejad on teie ees. Mihhail Kõlvart, Keskerakond. Aleksei Jašin, Eesti 200. Maris Lauri, Reformierakond. Jevgeni Ossinovski, Sotsiaaldemokraatlik erakond. Urmas Reinsalu, Isamaa. Martin Helme, EKRE. Lavly Perling, Parempoolsed. Rasmus Lahtvee, Rohelised. Ja ka tänases saates on debateerijatel võimalik valida kas rohelise või punase vahel. Ja head poliitikud, me küsime, kas Tallinn on hästi juhitud? Olge head, andke märku, roheline või punane. Ja välgub nii punast kui rohelist. No sellest kõigest me umbes järgmise 20 minuti jooksul ka räägime. Pisut üldisemalt alustades Maris Lauri siiski küsitlused näitavad, et Reformierakond peab loovutama kõvasti positsioone pealinnas. Et mitu kohta volikogus teile see kummaline suvine võimutüli maksma läks? Eks pühapäeva õhtul selgub. Jevgeni Ossinovski, te ütlete oma telereklaamis, et Keskerakonna ja Aivo Petersoni valijad on ülesköetud ja Keskerakond on korruptiivne. Samas olete te ise koos Keskerakonnaga ka valitsenud. Kuidas see jutt ja teod teil kokku lähevad? No esiteks tõepoolest me näeme seda, et suur osa tallinlastest on ülesköötud muuhulgas ka Keskerakonna poolt ja tõepoolest need teemad, mis riigi tasemel on üles pandud või otsustatud, mis puudutavad valimisõigust, vene kirikut, ka eestikeelset haridust, et need tõesti on seda teravat tunnet tekitanud. Mis puudutab juhtimise ausust, siis meelde tuletuseks, et sotsiaaldemokraadid lahkusid Keskerakonnaga koalitsioonist just nimelt Porto Franco süüdimõistva kohtuotsuse järel, siis kui me saime tutvuda selle materjaliga ja selgus, et tegelikult tolle juhtumi keskmes oligi Mihhail Kõlvart linnapea. No Mihhail Kõlvart, Ossinovski käis kohe siin saate alguses korruptsioonikaardi välja, et on see ausmäng? No esiteks ma võib-olla paluks natuke rohkem lugupidamist valijate suhtes. Ei ole vaja valijaid hirmutada sellega, et kuskil on mingi teerav teema. Et räägime sellest, et see on väga rahvuskaardi moodi. Et sotside poolt ei oleks seda oodata, kui see nende poliitika vastaks ka nende ideoloogiale. Tegelikult seda ei ole. Aga korruptsioonis me kindlasti jõuame rääkida. Ma arvan, täna võiks rääkida ka sellest, kui kaugele on jõudnud kriminaalmenetlus riigihanke osas, mida ise lugupeetud linnapea algatas, aga algatas ainult siis, kui endine partner lahkus koalitsioonist. Urmas Reinsalu, üleriigilistes reitingutes Isamaa rokib, aga Tallinna linnapea kohast tuleb teil ilmselt suu puhtaks pühkida. Kui valus tagasilöök see teie jaoks on? No, ärme tõtta sündmustest ette. Vaadake, teie küsimuse ja minu vastuse vahel on üle 300 000 Tallinna valija. Ja inimesed otsustavad seda, et kas nad soovivad ka muutust, ka selles olukorras, kus Tallinnale tuleb anda uus
inspiratsioon, mis puudutab majanduskasvu. Tallinna SKP on pool Eesti majandusest ja ma näen tegelikkuses võimalust ka Isamaa juhtimisel anda tõuge majanduskasvuks just nimelt Tallinna kaudu. Ja olla tasakaaluks, ma tunnistan ausalt, kahtlemata ka paraku kehva poliitikat ajanud riigi valitsusele. Martin Helme, mõned küsitlused näitavad, et EKRE ei pruugi üle joone tulla pealinnas. Et miks pealinnastele siis EKRE ei meeldi? Aga kust te teate, et ei meeldi? Ärge neid küsitlusi liiga palju ületähtsustage, mina ütleks, et küsitlused näitavad, meil on seis täiesti hea. Aga mina küll arvan, et juhtimise ausus tegelikult peaks olema selle debati väga keskne osa, sellepärast, et kui siin Jevgeni räägib midagi korruptsioonist, siis no andke andeks, asi on halvemaks läinud ju. See, kuidas ta üldse linnapeaks sai, 3 korda oli vaja valida ja innem seda oli vaja volinikke üles osta. See, kuidas Madle Lippuse elukaaslase äri lõi järsku õitsema Tallinnast saadud siis ja näe, nüüd Madle Lippus ilusti on 14 000 eurot annetanud erakonnale. See, kuidas anti siis Tallinna maksumaksja raha erakoolile 3 miljonit pluss veel 19 miljonit, kus kõik sotside lapsed käivad, see on tegelikult valetamine, kui öeldakse, et me teeme põhjamaist juhtimist, rääkimata sellest, et Jevgeni Ossinovski ei ole poole sõnagagi kommenteerinud seda, mis siis tema arvab sellest, et Lauri Läänemets susserdab kuluhüvitisi välja sularahas võtta ja maksab partei töötajale maksuvabalt seda, et seda kommentaari tahaks kuulda. Põhjamaist juhtimist ma seal küll ei näe, pigem Minskit. See ei ole küll Tallinna debati teema. On ikka küll. Ja, aga Lavly Perling, te ütlete, et korruptsioonile tuleb teha selge lõpp. Millest Ossinovskit siis süüdistate või on see lihtsalt üks poliitiline loosung? Tallinn on seisakus ja selge on see, et täna on parempoolsed ju see jõud, kellele hääl andes on valijal võimalik ära hoida Keskerakonna ainuvõim. Aga jutt ei ole nagu Keskerakonnast ja sellistelt savisaarlikest jäänukitest, mis on kõik alles, et ma ei tea, sünnipäeva toetused, aeglane asjaajamine, läbipaistmatus riigi juhtimises, see kõik on alles ja sellele tuleb stopp panna ja Tallinn tuleb kasvama saada. Nii et tegelikult, kui siin hakatakse väga korruptsioonist rääkima, siis ei maksa unustada, et need sellised Keskerakonna tegelased, kelle ajal kuritegusid toime pandi, on ju liikunud Isamaasse ja sotsidesse. Rasmus Lahtvee, rohelised kipuvad ka nendel valimistel olema teise viiuli rollis. Et mida te ikkagi valimistesse valesti teete? Väga lihtne. Meil ei ole suursponsoreid, kellele lepinguid saata ja kes siis annetaksid erakonnale piisavalt raha. Eks see ju mõjutab ka nähtavust. Aga ei, loomulikult neid küsimusi on palju. Me teame, mis need murekohad on. Eks õige pea usun, et näeme ka muudatust ja saame rohkem nähtavaks ja ootame valija usaldust sellele taha. Aleksei Jašin, prognoosid näitavad, et Eesti 200 ei pruugi järgmises volikogus ühtegi kohta saada. Oleks see lõplik hoop teie erakonnale? Ma arvan, et kõige tähtsam on see, et ainsat muutust viimasel ajal Eesti poliitikas on toonud just erakond Eesti 200. Riigi tasemel näiteks abielu võrdsust. Tallinnas seda, et Keskerakond ei valitse peale 20 aastat enam Tallinna linna. See kõik oli võimalik ainult tänu Eesti 200-le. Need inimesed, kes tahavad muutus jätkuks, nad peaksid valima Eesti 200 ja vaatasin viimast uuringut, on väga esinduslik Tallinnas 4%, on tõesti tulemas noateral ja täna debati käigus äkki saame valid juurde. No, Jevgeni Ossinovski, te tõmbasite selle korruptsioonikaardi välja, aga saite nii vasakult kui paremalt süüdistusi, et kuidas siis tegelikult lood on? No eks tuleb nüüd vastata. Esiteks, mis puudutab tõepoolest abilinnapea Madle Lippuse elukaaslase siis ühte sopalugu, mis ajalehes ilmus, siis tõepoolest tegemist on arhitektuuribüroo inimesega, aga me teame, et arhitektuurikonkursid, mida Tallinna linn korraldab, neid tehakse koostöös arhitektide liiduga, need on pime konkursid, kus tulemusi valitakse teadmata, kelle töö see on, mis on esitatud ka täna üks arhitekt ERR-i portaalis, selle selgitas ka ilusti lahti, nii et seal loomulikult ei ole mingisugust huvide konflikti. Mis puudutab siis Auna tänava koolihoone ostmist, siis see hoone on ostetud Riigi Kinnisvara aktsiaseltsilt, ehk siis linn on maksnud 3 miljonit eurot riigile, mitte mingisugusele erakoolile. Ja proua Perling räägib sellest, et Tallinn on seisakus. No mina pean ütlema, et vaadates objektiivseid numbreid, meil tuleb maksumaksjaid tuleb juurde. Me oleme 3 korda kiirendanud planeeringu menetlusi. Meie tulubaas, meie eelarveseis on hea, nii et tegelikult Tallinna linn areneb väga kiiresti ja väga hästi.
Maris Lauri, Reformierakond lubab eestimeelset juhtimist linnas. No, tooge mõni näide viimasest 4 aastast, kus linna ei ole eestimeelset juhitud. Eestimeelne juhtimine tähendab mitte ainult seda, et toetatakse eestikeelsel haridusel üleminekut, vaid see tähendab ka seda, et linn ei ole riigiga pidevas konfliktis, vaid on partner. See tähendab seda, et tehakse koostööd ka teiste omavalitsustega, et juhtimine linnas on avatud, avalik, selles mõttes, et on näha, kes mille eest vastutab ja et see juhtimissüsteem ja korraldus on väga selgelt arusaadav ka kõrvaltvaatajalt, kes mille eest vastutab ja kui tõesti eksitakse, siis võetakse ka vastutus. Mihhail Kõlvart, te olete väga kriitiline praeguse linnapea suhtes. Kas te oskate 2 lausega ära seletada, kuidas on võimalik 1,5 aastaga kõik metsa keerata? No, kui seda oleks võimalik 2 lausega ära seletada, siis tõenäoliselt ma ei oleks nii kriitiline. Aga ma arvan, et valijad Tallinnas saavad järeldusi teha. Et ei ole ühtegi valdkonda, mis ei oleks täna sügavas kriisis. Ja võib muidugi pikalt rääkida pinkidest, prügikastidest, ühistranspordist, rääkida sellest korralagedusest, mida me näeme tänavatel. Aga viimased näidet, et lumekoristuse hanke. Teadaolevalt talveperiood algab 1. oktoobril. Viimane hanke oli välja kuulutatud 24. septembril. Ja täna me teame, et ükski linnaosa, välja arvatud Mustamäe, ei jõua nende hanketega. Ja meile valetatakse, öeldakse, et saab ka vanade lepingute alusel seda teenus pakkuda. Aga siis ma küsin esiteks, et miks te nende hanketega üldse tegelesite terve aasta ja ei jõudnud nendega. Ja teiseks, tegelikult 10%-ga ei ole võimalik katta vajalikku mahtu, sest juba praegu umbes 600 000 ruutmeetrit on kaetud linnaosade hankadega ja lepingutega, aga veel on vaja vähemalt 400 000 ruutmeetrit, kus need 10% siit saab leida. Eks tegelikult selleks, et seda lubadust täita, tuleb seadust rikkuda. See on see, mida meile pakutakse. Ja Urmas Reinsalu, Isamaa lubab linna juhtida ilma korruptsiooni ja poliitiliste mängudeta. Räägite te Kõlvartist või Ossinovskist? Ma räägin Tallinna linna elanike ootusest. Vaadake, meil on oluline aru saada, et Tallinna linna arengupotentsiaal ka rahvusvahelise majanduskeskkonna mõttes on tegelikkuses suurem ja me oleme väga palju võimalusi kasutamata jätnud. Ja see eeldab mida? See eeldab ka võimet ka linna juhtimisel, erinevatel poliitilistel jõududel teha koostööd, aga teha tegelikult koostööd ka riigiga. Kui me võtame näiteks ühe näite, Tallinna haigla projekt, 2017 oli selle indikaator maksumus 420 miljonit eurot. Käpardlus, ei suudetud seda tegelikkuses niisugust projekti realiseerida. Praegu me räägime, et selle maksumus on 1 miljard eurot. Näete, raha otsustamatusel, võimetusel on rahaline hind ligi 500 miljardit eurot maksumaksjale. Nii et minu ülesande püstitus on väga lihtne ja millega ma tegin ka ettepaneku kõigile linnapea kandidaatidele. Me peame baasküsimustes olema võimelised kokku leppima ja võimelised ka panustama sellesse, kuna väga palju inimesi on ka riigi juhtimise juures, kes on erinevad poliitilistel jõududel, et ka oleks dialoogi vorm selliselt, et Tallinna linna areng on kiirem. Me ei saa üles ehitada ka linna arengut ainult nii-öelda vastasseisudele. Martin Helme, EKRE-t pannakse juba enne valimisi kokku Keskerakonnaga, et on teil siis käed löödud? Ei ole meil midagi käed löödud, nii nagu ennem küsimuses see või teine. Ei, meie esindame EKRE-t, EKRE seisukohti ja arvame, et meil on täiesti selge oma programm, aga ma tahtsin ikkagi Jevgenile vastata. Vaata, mina küll ei tea, kuidas see võimalik on, eks sa pead seda ise seletama, aga ennem seda, kui Madle Lippus sai aselinnapeaks, ei võitnud see arhitektuuribüroo kogu aeg konkursse, pärast seda kogu aeg võidab, käive 3-kordistub. Sa võid ju seletada, et see kõik on pime, aga maru kindlalt pimedalt võidab. Teine asi, mis see ERKASi ja kooli asja puudub, see kellelt te ostate ei puutu asjasse. Tallinna maksumaksja raha võeti 3 miljonit ja anti see maja erakoolile, kus käivad sotside lapsed. Minu lapsed käivad ka erakoolis, ma tahaks ka.
aga näe ei saa, ei ole sots. Nüüd ja ma tahaks ikkagi sellest põhjamaisest juhtimisest ja valetamisest. Jevgeni Ossinovski käib 2. oktoobril Stolitsas, mille nad lubasid ju kinni panna. Mäletate, me likvideerime ära linna meedia ja venekeelse meedia, siis tehti Stolitsa 2. See on hoopis põhjamaisem, kindlasti. Nii, Stolitsa 2 ütleb, et see hariduse ülemineku reform on läbi kukkunud 4. klassis, aga mõni päev varem ütleb Eesti meedias, et see on väga hea plaan ja sellega tuleb edasi minna. Aitäh, Martin Helme. See tähendab seda, et te valetate. Ühele te valetate, kas Eesti publikule või Vene publikule. See ei ole põhjamaine. Ma lihtsalt, ma annan ühe lause Jevgenile. Mul on ettepanek, me räägime haridusest ja eesti keeles saate teises pooles, aga kuna lipust ei ole siin stuudios, siis klaarime selle asja ära, Jevgeni Ossinovski. Jaa, et see konkreetne büroo on võitnud täpselt ühe hanke sel ajal, milleks on Tallinna Reaalkooli juurdeehituse siis projekteerimine. Kõik ülejäänud tööd on ta võitnud küll ka avalikult sektorilt, näiteks riigilt, aga mitte Tallinna linnalt. Avatud kool on munitsipaalkool, nii et erakoolile mingit raha makstud ei ole. Stolitsa, nagu ka muu linnameedia, on tõepoolest suletud, 30 inimest linnapea propagandateenistusest vallandatud, rohkem kui 2 miljonit eurot säästetud. See, millele praegu viide oli, on sotsiaaldemokraatide enda raha eest tehtud siis valimiseelne podcast, mida tõepoolest me võime nimetada, kuidas me tahame. Mis puudutab eestikeelsele haridusele üleminekut, siis selle juurde me tuleme, jah. Aitäh. Lavly Perling, parempoolsed lubavad kaotada poliitilised nõukogud ja linnaosa vanemad. Miks on poliitikud nendel kohtadel halvemad? Juhtimine tuleb korda saada ja professionaalseks saada. Me oleme öelnud, et poliitilised linnaosa vanemad kaovad, aga vastuseks Jevgeni Ossinovskile, sest on siis seisak üle seisak, vaatame nagu 3 fakti. Linnavõlg ju tegelikult kasvab. Teiseks, need samad sellised jutumärkides sünnipäevatoetused, tasuta asjad, tasuta teenused Tallinnas, need on kõik alles. Aga 3. kõige tõsisem teema on see, et meil on alles 3500 munitsipaalkorterit ja samal ajal räägitakse noortele peredele kodude kättesaadamise probleemist. See ongi probleem, aga asjaajamine Tallinnas planeeringute ehitusega on endiselt kordades aeglasem kui kõrvalvaldades. Ja et rääkida numbrites, siis me teame, et arendajad ütlevad, et selle bürokraatliku asjaajamise tõttu, ja sotsid on 4 aastat linna valitsenud, on tulemus see, et 1% kallineb ühes kuus korteri hind, mis tähendab tegelikult summades seda, et ruutmeetri hind 1000 eurot kallimaks, mis tähendab omakorda, et 4/5 võrra muutub selle bürokraatia tõttu üks kodu noorele perele kallimaks, nii et ikkagi seisak. Rasmus Lahtvee, mida rohelistel nüüd seda debatti kuulates Tallinna juhtimiskultuurile juurde oleks anda? Värsket verd kahtlemata, sest me ju tegelikult saame kõik aru, et Tallinnas näiteks seesama haiglavõrk on vananenud, uut on vaja, aga näiteks ka selle ühte betoonplokki valamine ei ole lahendus, see on julgeolekuliselt probleem, see on juba tänase projekteerimisel oleva lahenduse puhul vananenud ja nii edasi. Aga juhtimise mõttes, mis on võib-olla suurem valupunkt, on see, et tõesti see muutus toimus, aga siis see jäi kuskil nagu kohe pidama. Et väga palju inimesi, kes olid seotud selle vana juhtimisega, ju tulid tõesti üle. Ja see ongi probleem, et meil on vaja linnasüsteem puhastada nendest jäänukitest ja tuua värsket verd eksperte juurde. Aleksei Jašin, Eesti 200 vähendaks abilinnapeade arvu. Millised abilinnapead praegu üleliigsed on? See on osa tervikplaanist. Üldiselt probleem on selles, et mitte mingit võimu meil linnaosades tegelikult ei ole, kogukonnad pole kuulatud, kaasatud ja tänaseks linnaosavanematel mingit funktsiooni ei ole. Ettepanek on tuua neid linnavalitsuse liikmeteks, aga samal ajal valdkondlikke abilinnapäid vähendada poole võrra ja tõesti päris mitu valdkonda saab kokku tõsta, näiteks kommunaaltransport, näiteks hariduskultuur ja nii edasi. Aga täiendavalt öelda ikkagi seda, mida on juba tehtud, näiteks planeeringute valdkonnas Tallinna linnas annab kiita. Meie linnaplaneerijaid tegelikult viimase 4 aastaga on 2,5 korda kiiremaks läinud detailplaneeringute otsused ja näiteks kui sel aastal on juba tehtud 60 otsust, siis möödunud aastal terve aasta jooksul tehti 55. Hetkel on juba see tulemus kätte saadud ja aasta lõpuni on veel aega ja kuidas seda tehti, linnaplaneerimise ametis on muudetud siis töötajate koosseisu 40%, see on täiesti värske veri on juba kohal ja kui me jääme nende numbrite juurde, tegelikult liigutakse juba hästi. Ja vaatajad, saade on hooga käima läinud, aga et veel täpsemaks minna, siis anname võimaluse veel kord kandidaatidele valida rohelise või punase vahel.
Ja me küsime, kas toetate Liivalaia trammitee ehitamist? Palun anda märku punased, rohelised ja vilgub siin nii mõlemad. No Mihhail Kõlvart, te kritiseerite nii Liivalaiat kui ka Pelguranna trammiliini, aga olete te siis oma seisukohti muutunud, nagu Ossinovski ütleb? No esiteks see plaan tekkis juba siis, kui Keskerakond oli linnavalitsuses, samamoodi meie ajal tekkis plaan ja oli realiseeritud sadamatrammi projekt, aga ka tekkis see plaan, et ehitada Rävala puieste trammiliini. Arutasime, arutasime seda ka kogukonnaga ja otsustasime, et loogume sellest. Ja ma arvan, tänased näidet ja numbrid näitavad, et ka see plaan ei ole teostatav, vaatamata sellele, et ka Keskerakond oli valmis teemat arutada. Ma arvan, et ikkagi see süüdistus, et mina süvenen detailidesse ja sellepärast ei taha projekti realiseerida, ei ole eriti adekvaatne. Ma arvan, et on vaja detailidesse süveneda. Tegelikult on tehtud tasuvusanalüüs, näitab, et liini kasutaks 3-4 tuhat inimest päevas. Meil mõni bussiliin teenindab 20-25 000 inimest päevas. Nüüd seal on üks väga kitsas koht, seal on Suur-Ameerika tänav. Selle ümberkorraldamine, ümberehitamine on ressurssi raiskamine. Ja mis on kõige olulisem, et kui see tramm läheb Kristiine keskuseni, siis tegelikult Kristiine keskuse juures ümberpööreks ruumi ei ole, sest siseraadius vajab vähemalt 30 meetrit. Ehk see koht, kus seda on pakutud, Endla ja Tehnika tänava vahel, et see ei anna midagi, sest sellest kohast on veel 200 meetrit Kristiine keskuseni. See projekt ei tööd. Proovime 1 minuti juurde jääda. Jevgeni Ossinovski, no see sama Liivalaia trammiliin, mis on praegu kavandamisel, uuringu järgi võib see tähendada, et Stockmanni ristmiku läbilaskus väheneb oluliselt. Miks on Tallinna kesklinnale ja liiklusele seda trammiliini vaja? Miks on seda trammiliini vaja? Esiteks see on tegelikult primaarne küsimus selles küsimus, et kui me tahame kasvavas linnas saada kõik koos liikuma, siis autoteedele lisaruumi meil ei ole, et autoteid rajada, mis tõttu me peame arendama kiiret ja mugavat ühistransporti. Ja Liivalaia tramm just nimelt pikendusega Kristiine keskuseni on analüüsidel põhinedes välja valitud kui hästi hea lahendus selleks, et tõesti kesklinnas pakkuda täiendavat liikumisvõimalusi ühistranspordiga koos siis Kristiine ümberistumissõlmega erinevatelt liikumisviisidelt. Nüüd härra Kõlvart ütleb, et tema oli valmis seda arutama kunagi. Tegelikult Keskerakonna ajal ja Keskerakonna abilinnapea allkirjaga läks Kliimaministeeriumisse taotlus, kus oli Liivalaia läbilaskus 2+1 autodele. See linnavalitsus seda muutis 2+8, ehk me oleme tegelikult võrreldes esialgse projektiga seda läbilaskust seal suurendanud. Nüüd, mis puudutab Stockmanni ristmiku läbilaskust, siis siin on loomulikult lähimad kuu jooksul spetsialistid töötavad läbi seda, et see vähenemine ei oleks nii suur, seda on võimalik teha, seal on küsimus, mitmes suunas see tramm siis pöörab, aga primaarne küsimus siin on see, et ei ole küsimus sellest, kas on tramm või on troll või on buss, vaid see, et ühistranspordil tekib Liivalaia tänavale eraldi koridor ja see on see, mis ühistranspordi kiirust. Selge, Lavly Perling, te olite nii ja naa, et trammiga ei saa olla nii või naa? Absoluutselt saab, sellepärast, et rööbastransporti me selgelt toetame, seda võiks Tallinnas juurde ehitada, me oleme ka väga selgelt välja öelnud Viimsi suuna ja Põhja-Tallinna suuna, et see on nüüd selle rohelise poole poolt ja rööbas transpordile Tallinnas. Nüüd see, mis on punane, on see, et seda Liivalaia osa enne ehitama hakata, kui meil on saadud ma kordan, see asjaajamine, mis on tohutult veniv. See sama liikuvusprobleem, et me ei tegele terve linnapildiga, vaid tekitame kuskil ummikuid juurde ja me ei suuda isegi teede remondiga niimoodi hakkama saada. Euroopa raha kaob ära enne, kui me jõuame otsustada. Just, et me oleme nagu väga selgelt öelnud, et näiteks, et hangetes peab olema kiirus teedeehitusel kriteerium omaette, et kui need asjad on korrastatud, siis me võime tagasi tulla selle konkreetse Liivalaia trassi. Aga sellepärast punane ja roheline. Urmas Reinsalu, kas Isamaa peataks selle sama Liivalaia ja ka Pelguranna trammide ehituse? Ma arvan, et siin tuleb langetada otsused, mitte nagu inimestele praegu mulje, et meil on mingid parteilised trammiliinid. Tule taevas appi. See on tegelikult juhtimisprobleem. Ma arvan väga tõsiselt. Ja kindlasti see toiks uuesti tulevasse linnavalitsusse ümber. Isamaa oleks võimul, kas te peataksite või ei peataksite? Ma arvan, et trammiliin
iseenesest on mõistlik. Küsimus puudutab seda, et vaadake, härrad Ossinovski ja Kõlvart, nad esitasid ilma analüütilise aluseta selle taotluse ja nüüd meil on jõudnud kätte tegelikult olukord, kus me oleme saanud siis projekti analüüsi, mida see kaasa toob liiklussujuvusele. Ja minu sõnum on üks, kui see analüüs, mida ka härra Ossinovski viitas, võimaldab meil tagada liiklussujuvuse, siis on mõistlik selle projektiga venitusteta edasi minna. Kui selgub, et seda ei ole võimalik nii radikaalselt kahanemist teha, siis tuleb öelda, et ülesande püstitus peab olema selline, et Euroopa Liidu struktuurvahendeid kasutatakse muudeks liikuvusprojektideks linnas. Nii lihtne see ongi. Martin Helme, aga tramm, kas ei ole ju mitte keskkonnasõbralik ja tore liikumisvahend? No vaadake, mina kuulen siin seda argumentatsiooni ja ta tegelikult taandub, et me peame euroraha laiaks lööma. No ei pea. Kui see teeb Tallinna liiklust halvemaks, siis ei pea. Ja te teeb halvemaks, et kui Jevgeni ütleb, et autoteedele ruumi kuskilt juurde ei tule, tegelikult ikka tuleb küll, võtke need lillepotid ja plastmasspostid, mida te igale poole topite ära ja on jälle 4-realised teed, nagu ennem olid Paldiski maantee ja Pärnu maantee. Nüüd trammi idee kohta öeldakse, et aga see liigub kõige paremini, sest ta on oma koridoris. Just nimelt, aga see koridor on ju võetud teiste liikujate arvelt, autode ja busside arvelt. Aga ma tulen tagasi selle juurde, mis ma ennem ikkagi. Ma jätkuvalt ootan, et Jevgeni Ossinovski ütleks midagigi põhjamaise kultuuri seisukohalt, kas Lauri Läänemetsa kuluhüvitistega susserdamine ja maksuvabalt maksmine sularahas. See ei ole meie tänase saate teema. Ei, aga sest et see on põhjamaisuse teema. Ja te kogu aeg teesklete, et see ei puutu meisse. Poliitkultuur puutub väga sinusse. Kas Jevgeni tahab öelda ühe lause nüüd lihtsalt, kuna pall on üleval? See ei ole meie saate teema. Ja trammist öelda, et see, mis on ka härra Reinsalult, et ei ole uuringuid, need uuringud loomulikult tehti ja tänu sellele Kliimaministeerium on valmis selle projektile raha eraldama, et need uuringud on tehtud ja need liikuvusanalüüsid on samamoodi. Maris Lauri, Reformierakond tahaks trammiteid nii Kristiinesse, Haaberstisse, Lasnamäele ja ka Mustamäele. Kas see Tallinnale üle jõu ei käi? No kõik need trammiliinid tuleb ehitada etapiviisiliselt, eks kõigepealt tõesti see Liivalaia trammiliin, mis viiks Kristiine keskusesse ja sealt juba edasi. Ja mõistlik ongi teha selliseid ehitusi pika plaaniga, vaadata, kuidas on mõistlik rahastada, kuidas on ehitustegevust arukas planeerida. See on tavapärane finantsanalüüs, majanduslik lähenemine, et asjad sujuvalt liiguksid. Ja sealhulgas kindlasti on küsimus ka selles, et milline on linna võimekus, kas me saame kasutada mingisuguseid täiendavaid vahendeid selle jaoks. Nii et see on see pikk plaan. Aleksei Jašin, kas teil on olemas selge arusaam, kui paljud inimesed loobuksid autost, kui Liivalaia tramm tuleks? Mida parem ja kiirem on teenus, seda rohkem inimesed loobuvad, on kindel. Aga üks asi on kindel mulle ja üleüldiselt eksperdid ja linnaplaneerijad, liikuvuse eksperdid ütlevad, et Tallinna kõige suurem väljakutse selle kasvu juures on see, kuidas me saame liikuma. Rohkem inimesi, kui see toob rohkem autosid, siis me jäämegi kõik ummikutesse seisma ja kui me ehitame teid juurde, see on katastroofiline Tallinna linna arengu jaoks ja tulevik Tallinna jaoks on igal juhul on tark investeerida rööbastranspordisse. Eesti 200 prioriteedid on 3 pealist trammiliini, on nimetatud Pelguranna, nimetatud Liivalaia Kristiine keskuseni välja ja tegelikult järgmine on Lasnamäe oma ja tegelikult teine asi on lähiliini rongid, mis peaksid Koplist liikuma Ülemistesse, sealt edasi Muugale Viimsisse ja Koplist Laagrisse. See on kindlasti ka riigiga koostöö küsimuse moment, aga need asjad defineerivad seda, kuidas Tallinna linnas on hea või halb elada järgmise 10 aasta jooksul. Aitäh. Rasmus Lahtvee, kas juhul, kui see sama 40 miljonit, mis on Euroopa Liidult tähtajaline raha korstnasse kirjutada, on see mõistlik? Teate, kokkuvõttes ei ole vahet, kas meil on olemas see Euroopa raha või mitte. Fakt on see, et Tallinn on geograafiliselt teatud kujuga. Meil on siin teatud piirangud. Ja Ameerikas tehti seda eksperimenti, et autodele anti järjest rohkem ruumi. 70-ndatel seal mõnes linnas oli lõpuks niised paar tornmaja püsti ja ülejäänud oli parkla. Seda me Tallinnasse selgelt ei taha. Rööbastransport, mis liigub oma koridoris, on selgelt kiireim ja kõige rohkem linnasiseselt inimesi liigutav transpordiliik. Loomulikult meil on seda vaja. Liivalaia tramm,
see on ainult üks samm kogu trammivõrgu arendamises ja meil tuleb kohe minna. Nii kaua, kui me siin vaidleme, kas me teeme seda, kas me ei tee seda, milline see täpselt olema saab, nii kaua on selle 1 miljardi asemel varsti 2 miljardit, 3 miljardit, see hind läheb ülesse ja seda näitab meil maailma kogemus küll. Suurprojektid lähevad alati kallimaks, kui need alguses planeeritakse. Mida varem me ehitama hakkame, mida varem me teeme, seda odavamalt ja mõistlikumalt me selle kätte saame. Aga vaatame laiemalt pilti. Lavly Perling, jalgratta ja auto vastusseisust Tallinnas on saanud nagu kultuuride või maailmavaadete kokkupõrkepunkt. Kas tõesti nad mõlemad normaalselt ära ei mahu või? Absoluutselt mahuvad ja see on nüüd omakorda juhtimise küsimus, sellise suure pildi küsimus, et millist Tallinnat me tahame ja loogiline on see, et see valikuvabadus, rõhksõnal vabadus on nagu kõige olulisem. Ega siis olgem ausad, et autodes ju liiguvad ka inimesed ja nendel peab olema ka võimalus normaalselt punktist A punkti B liikuda. Nii et küsimusele vastasseis, mis puudutab rattateid, siis me oleme väga selgelt öelnud, kõrvalvaldadega rattateede ühendamine ja rattatee ei ole see, et kallab punase värvi tee peale, mis algab kuskil ja ei lõppe kuskil. Me paneme ohtumaid ja inimesed, täiskasvanud inimesed, lapsed, see ei ole. Mida me toetame on selgelt turvalised rattateed, millel on algus ja lõpp, mis on mitmetasandilised, teeme, ehitame sellised toredasti meie kliimasse sobivad ja autod peavad ka ära mahtuma, sest inimestel on alati ikkagi õigus valikuvabadusele. Ja Martin Helme, no miks peab olema Tallinna südalinnas autoga liikumine mugav? No ka sellepärast, et vaata siin Jašin ütles, et kui me teeme mugavaks ühistranspordi, siis inimesed tulevad sinna. Tallinnas tehti tasuta ühistransport 2013 ja siis oli niimoodi, et pooled liikusid autodega, pooled Tallinna elanikud ja pooled liikusid bussidega ja ühistranspordiga, trollitrammid, bussid. Nii, ja siis meile lubati, et teeme tasutaks ja inimesed hakkavad tulema ühistransporti. Eelmisel aastal tehti kokkuvõtte, täpselt sama suhtarve on. Tasuta ei pruugi tähendada mugavust alati. Ja nüüd ma tulengi selle juurde, et see ei ole poliitikute asi nii-öelda kiusata autojuhid oma autoroolist trammi, vaid kui meil on autojuhte pool Tallinna elanikkonnast sõidab autodega ja neil on vaja seda. Minul 5-lapse isana on vaja liikuda autoga, sest et ma ei saa neid panna kõiki bussidega sõitma, seda enam, et bussivõrk on kehvasti organiseeritud, bussid ei ole puhtad, jäävad kogu aeg hiljaks, on puupüsti täis. Aitäh, siit tuli nüüd rida probleeme Tallinna transpordi võimalik ja ma tahan seda, kole lugu küll, ma olen vahepeal isegi nõus Lavly Perlinguga, aga see, mida meil jalgrattastrateegiana on nimetatud on läbikukkumine olnud, tegelikult on lihtsalt kohutavalt raha ära raisatud, et mingid jupikesed on tehtud, jalgratturid ei saa liigelda ja kõige suurem probleem Tallinna liikluses on tõuksid ja mopeedid, mis ohustavad jalakäijaid. Aitäh. Ja aitäh. Mihhail Kõlvart, kuidas tuleks edaspidi kesklinna tänavaid planeerida, et kõik liiklejad ära mahuksid? No esiteks meil on olemas hea kogemus, Keskerakonna ajal oli realiseeritud Reiditee projekt ja selle vastu olid ka väga paljud, et see on autodele mõeldud projekt, aga tegelikult tänu sellele me saime ehitada nii promenaadi kui ka rattateid. Tegelikult, kui me räägime pikemast perspektiivist, me võime praegu arutada kas üks trammiliid või teine, aga pikemas perspektiivis me peame tegelema kahe asjaga. Üks asi on Tallinna ringtee, loomulikult ainult koos riigiga. Ja teine, mis varem mulle tundus ei ole realistlik, aga täna ma saan armu, et ilma selleta ei saa, et osa liiklust tuleb suunata maa alla. Kas see on kergmetroo või siis osa autoliiklust, aga ilma selleta me tegelikult pikemas perspektiivis probleemi ei lahenda. Ja tõepoolest, ühistransport peabki olema kiire, et see oleks populaarne, aga täna seda saab saavutada ainult sellega, et osaliselt see läheb maa alla. Mitte autod ei lähe maa alla, vaid ühistransport läheb maa alla? Tegelikult, kui me räägime Tallinna ringteest, siis on osad kohad, kuhu tuleb ehitada tunneli, seda me teame, aga kui me räägime ühistranspordist ja näiteks sellisest lahendusest nagu kergmetroo, siis ka osaliselt läheb ka ühistransport maa alla ja siis on tõepoolest võimalik saavutada kiirus. Vabandust, ma kiire küsimus, kui palju see maksab, Mihhail Kõlvart, olete arvutanud? Ja, on olemas, mitte minu poolt, on tõepoolest tehtud analüüsid, et seda oleks reaalne ka ellu viia, kõlasid ka sellised summad nagu 100 miljonit, 150 miljonit, aga praegune linnavalitsus kavatseb panna 1 miljardi projektile, mida ehitada tegelikult lähiaastatel ei ole võimalik. Räägime praegu Tallinna haiglast. Urmas Reinsalu, kas nüüd on see koht, kus te olete esimest korda Kõlvartiga nõus, et teie abilinnapea Järvan räägib ka maa alla minekust? Tõsi autode puhul? See on, ma arvan, võib-olla suunatud küsimus, aga ma olen saatejuhiga nõus. Järvan teeb head tööd.
et kui me vaatame praegu seda, tõepoolest, et Tallinn on mõnes mõttes, kui me kaardile vaatame, on nagu kikilipsu kujuline. Ja see tähendab seda, et meil on väga suur pendelränne on igapäevane. Inimesed käivad valdades tööd, nõnda edasi. Ja väga palju, meie põhiprobleem on selles, et inimesed peavad läbima liikumises ükskõik ühistranspordiga või autodega südalinna. Ja meil peab tekkima, siin on vältimatu kõikide nii-öelda suuremate linnade linnastute puhul ja Tallinn on suhteliselt väikene. Meil on võimalik neid ummikute koormust vähendada, on ringtee, et Euroopa Liidu finantsperspektiiv 28–34, Tallinna järgmise linnapea esmane ülesanne peab olema just nimelt nende suurinvesteeringute puhul dialoogi avamine riigiga. Siin on niisugust väga palju näete kisklevalt, ütleme inimesed vaatavad, et kellel on ühed parteilised rammid, kellel muud. Meil peab olema tekkima niisugune juhtimisnõudlikkus, nagu äriorganisatsioonis linna juhtimisel. Meil on praegu läbisegi erinevaid sadade miljonite eurode kaupa investeeringuid, ei ole selget investeeringuplaani. Nüüd teine, mis puudutab autojuhte ja autojuhtide ja liikluse sujuvuse tagavust, on väga lihtsad ja praktilised küsimused, kuidas seda teha. Rohelised lained. Seda on tehtud selles samas Liivalaias pilootprojektiga, seda on tehtud tegelikkuses Tammsaare teel. See tähendab autojuhtide eelistamist jällegi? See tähendab liikluse sujuvuse tagamist. Autojuhtide eelistamist, Urmas Reinsalu. Autojuhtide, vaid inimeste eelistamist, kes liiguvad muu hulgas ka autodel. Ja me peame aru saama seda, et võib-olla kui me räägime erinevatest, siin on nagu, et autojuhid või rattasõitjad, minu meelest on praegu võib-olla kõige kaitsetumas olukorras Tallinna linnas, on tegelikult jalakäija. Kui ma vaatan väga palju inimeste ootusi, mis puudutavad, üks asi on kergliiklusohutust, aga teine asi on tegelikult ka väga paljudes piirkondades meil ei ole kõnniteid, mis tähendab, et inimesed peavad sõiduteel liikuma. Hästi, aitäh. Maris Lauri, aitäh, et kõlas ka kikilipsu termin ära saate jooksul. Maris Lauri, kas südalinnas tuleks eelistada jalakäijaid autojuhtidele? See oleneb südalinnas konkreetsetes kohtades, aga paratamatult, kuna jalakäija on kõige nõrgem liikleja seas, siis tuleb teha kõik selleks, et nendel oleks turvaline liikuda. Me ei tohi unustada ka seda, et need, kes sõidavad ühistranspordiga, ka nemad on alguses ja lõpusfaasis ju jalakäijad. Ja isegi need, kes sõidavad autoga, peavad mingi maa käima jalgsi. Ja kui jalgsi ei saa käia ja kui see ei ole turvaline, alates ülekäiguradadest, siis tänava libedused, alla kukkuvad jääpurikad ja väga kitsad jalakäijate kõnniteed, siis me peletame tegelikult inimesed tõesti eemale, ka kesklinnast, ja siis on nii, et meil on kesklinnas nii-öelda surnud tsoonid, kus ei saa äritegevus sõitseda ja kus võib-olla inimesed ei taha ka elada. Rasmus Lahtve, teie eesmärgiks on 0 liiklussurma aastas. Kas seda on võimalik üldse saavutada ilma autojuhte kiusamata? Mitte kedagi kiusamata on seda võimalik saada. Jah, loomulikult juhtub tõenäoliselt mõni õnnetus ikka, aga eesmärgina, visioonina on see väga mõistlik. Et siinkohal ma isegi nõustun natuke Martin Helmega, et tõesti täna on Tallinnas see probleem, et peab autoga sõitma, sest jala on ohtlik käia, kergliiklejad sõidavad ka otsa lisaks sellele, bussiliiklus ei ole mugav ja nii edasi. Aga kuidas seda lahendada ongi see, et me aitame järgi ka teised transpordiliigid, sealhulgas jalakäimise, ühistranspordi, rattateed. Ja selline lahendus lõpuks tagab ka autojuhtidele, kellel päriselt on vaja autoga liikuda, mugavama, kiirema ligipääsu, sest et need, kes ei vaja ilmtingimata autot, liiguvad teiste transpordiliikidega. Aitäh. Aleksei Jašin, Eesti 200 tahaks suurendada ühistranspordi, jalakäijate ja ratturite osakaalu 60%. Mille muutmisest alustaksite? No eks kõik algab ju sellest samast näiteks 0 liiklussurma strateegiast, mis on Eesti 200 arvates absoluutne prioriteet. Kui mullu oli Tallinnas 12 liiklussurma, tänavu on 3, see kõigub, aga õnneks on liikumas allapoole. Selle linnavalitsusega oleme näiteks üle 10 haridusasutuse ümber allapoole lastud piirkiiruseid, pannud künniseid, need kohad on turvalisemaks muutunud ja mis on kõige olulisem, et uute tänavate projekteerimisel ja ehitamisel
on vaja anda prioriteeti just turvalisusele, just sellele, et jalakäija, siis tuleb kergliikleja ja siis tuleb alles ühistransport ja auto ja paraku kõik kohad ei ole sellised nagu Reidi tee, suurepärane näide, aga mõned tänavad on sellised, kus näiteks autod kaotavad selle tõttu, aga keskkond muutub paremaks, turvalisemaks lastega peredele ja nii edasi. Ja tänapäeval mõõdetakse mitte ainult autode läbilaskuvust teedel ja ristmikutel, kõige tähtsam on inimeste läbilaskuvus. Kui rattaga, bussiga ja autoga koos liigub rohkem inimesi, siis on palju-palju parem, kui rohkem autosid läheb mööda ristmikust. Ehk siis see on normaalne olukord tegelikult. Tere tulemast Põhjamaale. Aga head vaatajad, linnakeskkond on palju rohkem kui pelgalt liiklus teema sissejuhatuseks. Olge head, kandidaadid, valige roheline või punane. Ja küsimus kõlab, kas Tallinna peatänav peaks olema mõeldud eelkõige jalakäijatele? Olge head, roheline ja punane, andke märku oma seisukohast. Siin tuleb nüüd rohelisi, nii ja naa ja tuleb ka punast. Martin Helme, mis teil selle vastu on, et inimestel oleks tore peatänaval käia? Ja, no vaataks, see peatänava jutt, see on, ütleme niimoodi, et ebaadekvaatne selline heietus. Ja vaadake, mulle üldse ei meeldi see, mismoodi ka küsimus oli püstitatud, et miks te seda eelistate. Vaadake, see ongi see koht, kus me oleme välja jõudnud, et me vastandame autojuhid, ratturid, jalakäijad, aga tegelikult see loosung, mis meil on, et autod linnast välja, see ju tegelikult ütleb inimesed linnast välja, sest vaadake, autos on inimesed. Ja kui me tahame teha peatänavat, mille loosung on see, et autosid seal ei oleks, siis me tegelikult teeme mingit sellist kohta, kus inimesi ei oleks või vähemalt me siis vastandame jälle mingisuguseid Tallinna inimesi, kes kasutavad autosid. Peatänava projekt on utoopia ja sellisel kujul ei hakka kunagi teostuma. Minul ei ole midagi selle vastu, et me teeme Tallinnas, laiendame jalakäijate tsooni ja on ka mõeldav, et me teeme täiesti suurejooneliselt näiteks ütleme siis selle Pärnu maantee jupi, mis on seal Estonia ja Vanalinna vahel. Seal viime liikluse tõesti maa alla, nii nagu ka Mihhail rääkis ja seal peal on jalakäijate tsoon. Aga lihtsalt niisama, et paneme jälle lillepotid keset tänavat ja ütleme, meil on nüüd jalakäijate tsoon. No see on ebaadekvaatne lihtsalt. Ajakirjanduse eesmärk ongi intrigeerida. Maris Lauri, Reformierakond lubab välja ehitada Tallinna peatänaval. No see on üks pikk ja habemega lugu. Kas te karda, et seniste plaanide järgi suuretab peatänav elukesklinnas välja? Kui see peatänava projekt uuendada ja teha niimoodi, et on võetud arvesse inimeste liikumisvõimalused, seal ka ühistransport ja seal ka kindlasti saavad ka autod liikuda ja kindlasti käib selle juurde ka see, et saaksid sinna lähedusse tekkida ärid, kohvikud, teenindusasutused, et inimestel oleks põhjust liikuda, siis tekib sinna ka elav selline keskkond, linnalik keskkond. Praegu on see koht, kus on autod, katkised teed, ütleme, see tänav on ikkagi katkine ja siis on kõik vaatavad üle õla, et mis nüüd juhtub, ega ma kellegile ette ei jää. Nii jalakäijad ja tegelikult ka autojuhtidel on seal keeruline liigelda. Nii et seda saab teha mõistlikumaks ja inimsõbralikumaks, olenemata sellest, millega see inimene parasjagu liigub. Jevgeni Ossinovski, aga miks seda ambitsiooni nii vähe on, et peatänav kuni mereni ei lähe? Esiteks peatänava projekt on tõepoolest uuendatud võrreldes selle varasema visiooni nägemusega. Me kõikide ametite koostöös on see kompromissid saavutatud, ehk siis miks ma ei pannud puhast rohelist, on see, et seal säilib 1+1 autodele ja 1+1 ühistranspordi ja lisaks saavad ka jalakäijad endale ka adekvaatse ruumi, nii et see on selles mõttes igati hea ja mõistlik projekt. Aga ma ütleks niimoodi, et see on üks linnaruumi uuenduse projektidest teiste seas, ta kahtlemata on märgilises kohas ja loomulikult tuleb see ala korda teha, projekteerimishange on põhimõtteliselt ette valmistatud, järgmine linnavalitsus saab selle projekteerimisega pihta hakata, mida ma küll kindlasti õigeks ei pea, siin Reformierakonna kolleeg arvas, et seda võiks hakata kohe ehitama samal ajal, kui rekonstrueeritakse Liivalaia tänavat, et neid kahte korraga rekonstrueerida, ma arvan, et see on hullumeelsus, et enne peab ikka Liivalaia tänav valmis saama ja seejärel on võimalik minna peatänavaga edasi. Ei, härra Perel oli selline plaan. No, härra Pere on härra Pere, mina olen Maris Lauri. See täpsustus on nüüd ka tehtud. Urmas Reinsalu, Isamaa ütleb, et peatänava puhul peab säilima läbilaskvus. Kas Isamaa asfalteerib lihtsalt selle tänava ära või?
Ja ma arvan, et linna teedeaugud ongi probleem, et härra Pere, näed, proua Lauri ikkagi härra Pere, et ma vaatasin, et kommunaalvaldkonnas see, et ütleme teede raha vähenemine on minu meelest probleem, et härra Pere pigem ütles oma ametiajal, et võtke sealt raha ära, võtke raha ära sealt ja see minu meelest oli küllaltki kummaline suhtumine selle valdkonna pinila pealt. See kindlasti peab muutuma. Nüüd, kui me kõneleme nendest projektidest, vaadake, me arutame nagu nende üksikute projektide üle, minu jaoks on põhiküsimus, linna baasteenused peavad olema tagatud. See on minu rahaline prioriteet, mida ma ette kujutan. Et ütleme, kõikide muude nii-öelda arendusprojektide puhul, need peavad olema sekundaarse iseloomuga. Nüüd selle peatänava projekti puhul on jah, aus vastus on see, et kui see sujuvust ja liiklust hakkab takistama praeguses olukorras, kui nii-öelda, siis sellisel juhul see ei ole ratsionaalne valik. Me ei saa linna liiklusartereid, kui me kujutame ette, kui palju Viimsi suunalt tuleb, lihtsalt kinni tõmmata. See ei vasta praegu, see ei ole meile lihtsalt mõistlik samm. Ja nüüd küsimus sellest puudutas siin, proua Perling viitas ka sellele, et linna toetusi tuleks ümber vaadata või vähendada eraldi võetuna. Ma arvan, et see ei ole tegelikult mõistlik praegu, kui ma vaatasin praegu olukorda, meil on praegu ikkagi väga tõsine toimetuleku olukord, on Tallinna paljudel inimestel. Seoses hinnatõusuga, meil on Euroopa hinnatõusu tšempionid me oleme. Ja sellises olukorras linna toetusi lastele ja peredele minevaid toetusi me juba läheme sinna teises valdkonda, me räägime praegu peatänavast Urmas Reinsalu. Vaadake, me arvan vastupidi, me peaksime seoses selle inflatsioonilise survega vastupidi, lastele ja eakatele minevaid toetusi pigem inflatsioonilist indekseerima tähtajaliselt. Mihhail Kõlvart, miks peatänava lugu on selline habemega lugu või nagu lumeinimene, millest kõik räägivad, aga näinud ei ole? No, miks ma näitasin rohelist, sest see vastab tõele, kui peatänava kontseptsiooni üldse ellu viia, siis see peab olemagi mõeldud jalakäijatele. Uus atraktiivne linnaruum, aga muidugi mitte see linnaruum, mida loodi Aia tänaval, kus suvalistes kohtades seisavad pingid ja lillevaasid ja inimesed ei julge seal õhtul ja öösel käia, sest seal on prügi igal pool ja ka asotsiaalid. Et sellise linnaruumi, ma arvan, keegi ei soovi. Aga see on reaalne uus projekt, mida algusest lõpuni koostas ja viis ellu praegune linnavalitsus. Nüüd peatänava projekti sai võimalik üldse arutada tänu sellele, et on ehitatud reiditee. Aga nüüd tuleb vaadata ka edasi. Loomulikult ei ole mõistlik üheaegselt ehitada peatänavat ja Livalaia teed. Aga kontseptsioon peab olema ühtne. Kui me takistame Livalaias autode liikumist ja praegu see juhtub, siis ka projekt ütles väga konkreetselt, valige alternatiivset lahendust. Ja siis linnavalitsuse poolt tuli signaal, palun muutke enda järeldusi. Väga konkreetne sõnum tuli linnavalitsuse poolt. Ehk siis sellisel viisil kindlasti ei ole võimalik ja ei ole mõistlik realiseerida mõlemat projekti, kui meil ei ole alternatiivi. Ükski autojuht ei loobu autost, kui tuleb Livalaia trammiliin. Ükski autojuht. Ja me peame need mõlemad projektid käsitlema ühtse kontseptsioonina ja mõõtma ka läbi laskevõimekust. Teismoodi seda ellu viia ei ole võimalik. Aitäh. Lavly Perling, nimekiri asjadest, mis Tallinnas vajaks ära tegemist, on päris pikk. Kas peatänav peaks sinna sisse mahtuma? Alustame kahest lihtsast asjast. Et tasuta asju ei ole olemas ja linnas peab elu käima. Ehk vastates hästi konkreetselt peatänava küsimusele, siis vaadates seda projekti, mis on praegu avalikult kättesaadav, siis see ei ole see projekt, millele ma rohelise vastasin, mis kutsuks inimesed sinna peatänavale, mis tooks äärelinna kaubanduskeskustest uuesti inimesed linna. Ja see on see, mida me peame tegema, et vaatama, et seal oleks ostluskeskused, seal oleks noortel aktiivsed tegevust võimalik viljeleda. See on see peatänav, millest meie räägime, kus elu käib, aga ma pean ära... Kas enne tuleb tänav või enne tulevad keskused? Kumba pidi see käib? See on ju üks tervikprojekt, et sa ei saa teha nagu tänavat ilma, et sa mõtled, mis selle tänava peal on, et paneme nagu lihtsalt asfalti või kivi maha ja siis ütlemegi, et see on peatänav. Ei, see on tervik. Aga ma pean ära täpsustama ka selle, millest me nii pikalt rääkisime transpordist. Kuulge, tasuta asju ei ole olemas. See tasuta transport ei ole jätkusuutlik, aga parempoolsed on väga selgelt välja öelnud ka selle, et me peame Tallinna linnatranspordiameti erastama. Ja see on tegelikult see, mis on selline kvaliteedipunkt, et kui me avame liiniveo turule, võt sealt hakkab tulema transport, mis päriselt viib punktist A, punkti B inimesed ja kus on võimalik ka seda transpordivõrgustikku, liinivõrke edasi arendada. Loomulikult jäävad nendele, kes õpivad,
väga eakad, erivajadustega inimesed, tasuta transpordivõimalused, aga need inimesed, kes teenivad nagu palka, need loomulikult väikse omaosalusega peavad siiski sõitma. Ma lihtsalt pean testima siit paremalt käelt. Aleksei Jašin, tundus see erastamise jutt mõistlik või? Ei. Ja sellest me võime hiljem rääkida, kui oleme ühistranspordi juurde, kui tohib. Aga peatänaval, mida teie tahaksite näha? Ja no esiteks igal viisakal lähenelikul pealinnal on peatänav tõesti olemas ja see on selline koht, mis tõmbab ettevõtlust käima tõepoolest see linnaruumi mõttes, kui turistid, kohalikud elanikud hakkavad jälle liikuma seal kandis, see toobki sinna kohvikuid, toob sinna poode, tegelikult need äripinnad seal on juba olemas ja kus juures need äripinnad seal maksavad vähem kui Põhja-Tallinnas, sest et seal hetkel ei liigu nii palju inimesi, nad ei ole hetkel nii atraktiivsed, need, kes omavad seal kinnisvara hetkel ei näe seda pointi, et sinna investeerida ja teha veel paremaks seda pinda, ehk siis peatänav peab kindlasti tulema ja kas olemasoleva projektiga või siis veel rohkem ruumi inimestele, Eesti 200 kindlasti toetab veel rohkem ruumi inimestele selles arutelus. Aga hästi lühidalt, mis puudutab Liivalaia trammiliini, et siin on toodud ka projekt, et meil on õnneks linnas olemas üks tark mees, linna arhitekt Andro Mänd, on juba üle aasta aega tööl olnud ja tema on ka tõesti analüüsinud seda liikuvuse momenti, et kui minna selle ka projekti Estonia puieste, Gonsiori ja nii edasi lahenduse osas, seal ei ole inimesi ümberringi, kellele me ehitame selle trammi, see läheb paralleelselt olemasoleva trammiliinile ja see on jumala mõttetu investeering, pigem üldse mitte tea. Liivalaial inimesed elavad, Liivalaial inimesed liiguvad südalinna, kesklinnast ja Kristiinest tulevikus tööle ja see on kindlasti kõige parem investeering. Aitäh! No Rasmus Lahtve, järsk ongi nii, et kui ikkagi südalinna autoga tulek on nii ebamugav, siis tulebki neid inimesi vähem autoga. Siin ei ole isegi ebamugavuse küsimus, et nagu ma ennem ka juba ütlesin, kui inimesed liiguvad erinevate liikumisviisidega, siis on ka autojuhil mugavam. Aga rääkides peatänavast, jah, kindlasti tuleb sellega edasi minna. Ja mina küll ei vastandaks siin nüüd jalakäijat ükskõik millise teise liikumisviisiga. Eestimaa rohelised on selgelt inimliku Tallinna poolt. Selle poolt, et inimesel oleks mugav, turvaline, meeldiv seal olla, hoolimata tema transpordiliigist. Sealjuures peatänav seetõttu peakski olema loodud selliselt, et seal saab liikuma jalgsi, seal saab liikuma rattaga ohutult samamoodi ja vajadusel päriselt pääseb ka autoga ligi. Aga veel olulisem on see, et igasugune selline projektipõhine potipõllundus tuleb küll linnas ära kaotada. See on selline rohepesu ja mingisuguse haljastuse mängimine. Et mis tagab parema linnaruumi ja see muide toetab ka vaimset tervist, see toetab kuumasaarte vähendamist ehk siis füüsilist tervist ja nii edasi, see kõik on seotud. On kõrghaljastus, püsiv kõrghaljastus. Ja uputuste vastu aitab ka. Martin Helme, see on nüüd vist jälle esimene kord, kus te rohelistega olete nõus, et teile ka putukaväljad ei meeldi? Ei, putukaväljad ei meeldi, nimelt on see nagu eufemism sellele, et linn lihtsalt hoiab raha kokku niitmise pealt ja linn on täis puuke ja rästikuid ja seal kõrges võsas parmud pesitsevad. Aga ma tahtsin selle peatänava osas veel seda öelda, Rasmusega seda pidi nõus, et kui linn on ummikus, siis on autojuhid ummikus, aga tegelikult on ka vastupidi, et kui te ajate meelega autojuhid ummikusse, nii nagu Jevgeni siin lubas, et võtame ridasid ära, paneme lillepoti tasemele ja nimetame seda jalakäijate tsooniks, siis tegelikult istub ummikus ka ühistransport. Istuvad need bussid meil ummikus ja ei liigu. Ja meil on näiteid selle kohta, kuidas neid tehislikke ummikuid on tehtud. See on Jõe tänav, see on Paldiski maantee, see on sama Pärnu maantee linnapoolne ots, mis on ju täiesti välja suretatud. Et noh, see jutt, mida te meile räägite, kuidas seal hakkavad inimesed jalutama ja kohvikutes käima, see ju praktikas me näeme, et on täpselt vastupidine efekt. Linn suretatakse välja, nii et mina ei ole nagu kuidagi ei taha nagu kaasa minna sellega, et me vastandame ühistransporti, jalakäijat, jalgratturit ja autojuhti, sest et fakt on see, et kõik nad on linlased, kõigil neil on oma eelistus, kõigil neil on oma põhjus, miks nad nii liikuda tahavad ja kõigile neile peab linnavalitsus lahendust pakkuma. Aga täna meil on ideoloogiline kramp, et meil on üks liik, nii-öelda kulakud, keda siis linnavalitsus kiusab ja siis selle võrra laseb teistel ennast õilsamana tunda. No see on tüüpiline punaste asi. Jevgeni Ossinovski repliika. No tõepoolest Urmas Reinsaluga peab nõustuma, et juhtimisnõudlikkus võiks olla suurem, aga kahjuks ta iseenda püstitatud latini ei küündi ja ega siin seisukohtades paraku väga palju rohkem või vähem asjatundmatuid seisukohti, millest ma mõnda tahan siiski kommenteerida. Et Tallinna Transpordiameti erastamine on põhiseaduse vastane, tegemist on ametiasutusega, mis teostab avalikku võimu ja seda erastada ei tohi, aga mis puudutab laiemat ühistranspordi küsimust, härra Kõlvart ütles, et keegi ei tule autost ära trammi. No meil on reaalne näide olemas, mööda Liivalaia tänavat me käivitasime kiire bussi number 21
25 Tiskre ja Sadama vahel, mille tulemusena reaalselt Harku vallalt sisenevate autode hulk on vähenenud. Ehk siis, kui me pakume kiiret ja mugavat ühistransporti, siis inimesed seda eelistavad. Me peame aru saama sellest üldisest olukorrast, kus me oleme. Viimase 10 aasta jooksul on Harjumaa elanike arv kasvanud enam kui 100 000 inimese võrra. Meil tuleb iga hommik 60 000 autot väljaspool linna sisse ja see kasv on 5% aastas. Põhja-Tallinnasse ainuüksi tuleb 20 aasta jooksul 40 000 uut elanikku, see on Pärnu linna jagu. Et ainus viis, kuidas me pääseme kõik koos liikuma, nii autoga, jalgrattaga kui bussiga, on see, kui me arendame kiiret ja mugavat ühistransporti. See on hädavajalik selleks, et meil tegelikult oleks võimalik linnas liikuma. Te ei tee ju seda. Urmas Reinsalu sai Ossinovski käest kiita just. Tähendab, vaadake, siin on nüüd 2 aspekti. Esimene aspekt on see, et meie Tallinna kogu liiklusskeem on vananenud. Ta vajab mitmete liiklussõlmede puhul ümbervaatamist. Konkreetselt, kui me kõige suuremast kõneleme Kristiine sõlmest, me kõneleme, võtame näiteks Nõmme keskus, autojuhid seisavad, autojuhid, väga toredad inimesed, autojuhid, seisavad tegelikult, see on nii-öelda kunstlik ummik, mis on ka raudtee ülesõiduga. Ja kõik ootavad, näete. Et me peame selles mõttes võtma julgema ja avarama vaate. Ja ka see on ka Euroopa Liidu järgmise finantsperspektiivi ülesanne. Nüüd see küsimus, mida tõepoolest, et Tallinna Transpordiametit kui regulaatorit ja järelevalveasutust ei ole mõtet erastada. Küll aga ma arvan, et meie eesmärk peab olema tõepoolest see erakapitali investeeringuid tuua. Ja siin peab tunnistama ka, inimpõlve jooksul me oleme oma positsiooni atraktiivsust käest lasknud. Riia ja Vilnius, kui ma vaatan praegu reaalajas, tegutsevad praegu tempokamalt, intensiivsemalt. Ja mis see tähendab tegelikkuses? See tähendab ju inimestele väiksemat sissetulekute taset ja vähem töökohti. Aitäh. Mihhail Kõlvart. Ja, no alustame sellest, et lugupeetud linnapea ütles, et Tallinna linna transport on linnaasutus, tegelikult ei ole, see on linna ettevõte. Transpordiamet, ma ütlesin. Transpordiamet. Proua ütles, et tuleb erastada Transpordiamet. Ja ma arvan, et kui jutt oli erastamisest, siis te räägite TLT-st, mitte ametist. Ehk siis ei olnud nagu tegelikult viisakas seda ära kasutada. Aga mina räägiks ka sellest, et tõepoolest TLT on võimalik müüa ja tõenäoliselt seda meelt on nii reform kui ka parempoolsed, aga seda ei saa lubada. Selleks, et ühistransport jääks tasuta kõigile, see peab olema 100% linna omandis. Mida mina tahan öelda, et trammid on hea lahendus ainult siis, kui see on läbiv liin. Kui see on kesklinna sisene, sest see tegelikult midagi ei anna. Ja tõepoolest, lugupeetud linnapea ütles õigesti, kui me saame linna äärest kesklinnani ja edasi bussiga inimesi viia, siis sellist lahendust tulebki ka toetada, sest trammi teenindamine võtab aastas, kui me räägime Liivala ja trammist, 1 miljon. Buss võtaks poole võrra vähem. Milleks on vaja trammi ehitada? Räägime sellest, et see läbilaske võimekus kahaneb. Eesti 200 ja rohelised peavad nüüd 1 minuti ära jagama kõigepealt. Jašen, palun 30 sekundit. No jõudsime selle tasuline teenuse juurde, et Eesti 200 parempoolsema erakonnana kindlasti ütleb, et maksimum kvaliteeti annab välja võtta siis, kui on oma osalus ja töötavad inimesed panustavad teenusesse. Meil on tegelikult suhteliselt hea ühistransport, maksab aastas 130 miljonit. See isegi hiljaks ei jää nii palju kui teistes linnades. 5-7% on see hiljaks jäämine, aga kui linn tahab kiiremini arendada rööbastranspordit, tahab rohkem ekspressliine, tihedamaid liinivõrke, siis me räägime tasulisest teenust. Aitäh. Ja rohelised lõpetavad. Ja, et tramm versus buss on siin muidugi naljakas arutelu, sest buss istub täpselt samas ummikus, kui seal ei ole eraldi liikumiskoridori. Tramm ei istu ummikus sellisel juhul, kui ta on eraldi liikumiskoridor. Aga tramm, jah, loomulikult peab viima sealt Liivalajast lõpuks edasi ka Mustamäele, Õismäele, aga iga teekond algab esimesest sammust, esimesest meetrist, esimesest kilomeetrit. Aga ka bussid saavad sõita selles alternatiivkoridoris. Aitäh poliitikud selle esimese tunnise arutelu eest, aga pärast Aktuaalset kaamerat me tuleme taas tagasi ja siis me arutame edasi ja teemadeks on eestikeelne haridus.
Tere õhtust, head vaatajad, ja tere tulemast tagasi. Meie viimane valimisstuudio jätkub ja stuudios on endiselt Tallinna linnapeakandidaadid. Ja selle 3 tunni jooksul me räägime haridusest, lasteaiakohtadest ja järgmisest linnavalitsusest. Väitlejad on samad, kes eelmises tunnis: Mihhail Kõlvart Keskerakonnast, Aleksei Jašin Eesti 200, Maris Lauri Reformierakond ja Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatlik erakond. Urmas Reinsalu Isamaast, Martin Helme EKRE-st, Lavly Perling Parempoolsetest ja Rasmus Lahtve Rohelistest. Ja ka selles saate osas on kandidaatidel üks väga oluline kohustus, küll mitte põhiseaduslik, aga valida kas rohelise või punase vahel. Ja küsimus kõlab, kas Tallinna koolid peaksid saama ajapikendust eestikeelsele õppele üleminekul? Vilgub punast, tuleb ka rohelist 2. Martin Helme, miks teie arvate, et peaks saama ajapikendust? No, see on natuke pikem lugu loomulikult see eestikeelsele õppele üleminek. Ma kõigepealt sissejuhatuseks ütlen, et igal juhul mina tahan, meie eesmärk on, et Eesti oleks üleni eestikeelne, Eesti haridussüsteem oleks üleni eestikeelne, aga see konkreetne haridusreform on untsu läinud ja ebaõnnestunud, teeb halba eesti lastele, teeb halba õpetajatele, teeb halba vene lastele ja see, eriti see 4. klasside osa, minu meelest oleks aus, kui me tunnistame, on läbikukkunud asi ja see tuleb teha ümber. Ma ei räägi sellest, et see tuleb tühistada, tagasi lükata, ma tahan öelda seda, et see tuleb teha ümber. Te õpetatakse ennem vene lastele eesti keele selgeks ja siis pannaks kokku? Täpselt nii. Aga kas see ei tähendaks edasilükkumist? No aga ma panin praegu edasilükkamist. 30 aastat on edasi lükatud. No 30 aastat ei ole mitte midagi tehtud, on asja vastus ja ega loosungites karjumine ei aita reaalsust muuta. Reaalsus on selline, tänasel päeval Lasnamäel on klassid, 20+ inimesega klassid, kus 17 last ei räägi eesti keelt. Need mõned üksikud eesti lapsed, kes seal on, ei saa oma emakeelses hariduskeskkonnas haridust, kolivad ära Lasnamäelt, kolivad ära Narvast, kolivad ära teistesse linnadesse, see segregatsioon süveneb, vene keelestumine süveneb, see on läbikukkumine, seda ei saa kuidagi teistmoodi nimetada ja see tuleb ümber teha. No Mihhail Kõlvart, te saite praegu üllatavalt tuge EKRE ridadest. No ma arvan, et selle asja peamiseks probleemiks ongi see, et arutavad eelkõige poliitikud. Meil oleks vaja, et selle reformiga tegeleksid eelkõige eksperdid ja seda on vähe. Et Keskerakonna ajal Tallinna linnavalitsuses oli kokku kutsutud ekspertide rühm, kus võeti vastu konkreetseid otsuseid, kuidas ülemineku saaks toetada Tallinnas. Ja tegelikult see töö pidi olema tehtud ministeeriumis juba palju aastaid tagasi. Pool aastat teemat arutati, töötati välja väga konkreetsed meetmed. Esimene nendest oli metoodikakeskuse loomine, siis otsustati, et on vaja võtta juurde abiõpetajaid, klassijuhatajatele tõsta palka, õpilastele rakendada kogu päeva kontseptsiooni ja veel oli terve rida ettepanekud, mida jõuti ka realiseerida ja see projekt maksas 9 miljonit, mida ka me jõudsime ka eraldada. Et tegelikult selle teemaga peakski tegelema eksperdid ja konkreetsed meetmed olekski vaja rakendada. Millega ma olen 100% nõus, vigu tuleb tunnistada. Väga kahju, et see asi arutatakse ideoloogilisel tasandil. Et me ei tunnista vigu, me ei näe laste probleeme, me ei tunnista seda, et täna kannatavad lapsed nii Eesti koolides kui ka ülemineku koolides. Urmas Reinsalu, Isamaa lubab viia Tallinna koolid üle täielikult eestikeelsele õppele. Miks te seda lihtsalt, mille taga see siiani on seisnud siis? Poliitilise tahte piisava puudumise taga. Sellele on töötatud vastu. Härra Ossinovski ise tunnistas seda ülesse, et tegelikult tema ja Kõlvartiga koos, kui nad kahekesi juhtisid Tallinna linna, pärast seda, kui Isamaa ettepanekul see seadus vastu võeti, siis tegelikult Tallinna linn töötas vastu. Väga oluline diagnoos. Ja vaadake, küsimus ei ole mitte, et eestikeelne haridus on kannatus. See on pingutuse asi, aga see on võimaluse asi. Ja me ei tohi diskrediteerida seda reformi. Me peame aru saama seda, et see on alles algus. See on reformi alguskoht. Loomulikult on probleeme, see on väga tõsine ülesanne. Me peame toetama neid peresid, me peame abiõpetajaid juurde tööle võtma, metoodikat arendama, aga me sõnum peab olema üks. See reform on pöördumatu, see on Eesti julgeoleku, see on Eesti sidususe ja see on Eesti keelse Tallinna
põhiküsimus. Nii et Isamaa on valmis kandma sellest poliitilist vastutust. See oli meie ettepanek, kui see võeti parlamendis vastu. Praegu jooksevad 2 lehte, rääkides erinevat juttu venekeelsele meediale ja eestikeelses meedias. Väga paljud poliitilised jõud. Isamaa ütleb siin, see asi peab olema pöördumatut jätkuma. Jevgeni Ossinovski, miks te seda lihtsalt ära ei ole teinud? No esiteks härra Reinsalu on omane selline suurustlev lahmimine. Ei, mitte suugi, faktidele toetu. Et väga oluline on ära teha ja olgu tehtud. Et tegelikult on praktiline igapäevane töö ja selles küsimuses tuleb tegelikult adresseerida nii minevikku, olevikku kui tulevikku. Rääkides minevikust on selge see, et Keskerakonna juhtimisel ei valmistatud Tallinna haridussüsteemi piisavalt ette. Veel mõni aasta tagasi oli Tallinnas lasteaedu, kus polnud mitte ühtegi eestikeelset rühma, mis tähendab seda, et vene lapsed ei puutunudki eesti keelega veel lasteaias kokku. Olite nendega võimul. Ja loomulikult oleks pidanud ja oleks saanud varasema 10 jooksul siis juba valmistada ette meie haridusasutusi üleminekul eestikeelsesse õppesse. Nüüd olevikust rääkides, siis viimase 1,5 aasta jooksul tõepoolest ka juba eelmises koalitsioonis alustatud töö, me 2-kordistasime tegelikult toetust siis üleminekule nii venekeelsetele haridusasutustele kui ka eestikeelsetele haridusasutustele. Me oleme täiendavat raha sinna suunanud, aga mitte ainult koolidele, mis on väga tähtis, vaid me toetame ka üleminekut eestikeelsele õppele ka huvitegevuses, klassivälises töös, spordiringides ja nii edasi, mis on ääretult oluline. Nüüd tuleviku poole minnes, siis kahtlematult on tegemist kõige olulisema suurema reformiga Tallinna hariduselus aastani 2030 ja mis on kõige olulisem selles kontekstis on see, et me tõepoolest anname koolidele selge arusaama, et me lähme sellega edasi. Täiendav toetus koolidele on hädavajalik ja peredele täpselt samamoodi, just nimelt sellepärast me näeme... Härra Ossinovski, aga miks te kritiseerite seda reformi siis Vene meedias? Ei kritiseeri seda, me ütleme seda, et tõepoolest 22. aastal oleks võinud 4. klasside puhul rakendada natuke teistsugust mudelit. Oli minu ettepanek, et 4. klassid läheksid üle eestikeelsele õppele 3 aasta jooksul 6. klassi lõpuks, aga see seadus täna kehtib ja ma arvan, et selles olukorras nii härra Helme kui härra Kõlvarti seisukohad, et me peaksime selle tagasi pöörama, kindlasti ei aita kaasa sellele, et see reform... Ma tahaks tuua veel arvamusi ja Aleksei Jassin vaataks ikkagi probleemi sisse ja sisuliselt. Kui suur probleem Tallinna puhul see on, et ei ole piisavalt kvaliteetseid õpetajaid? Kohe jõuame selle sisu juurde ka, aga suures pildis see on kõige tähtsam reform, mis üldse haridusmaastikul ja laiemalt Eestis on praegu käimas. Mul on au vastutada selle eest viimast 1,5 aastat abilinnapeana Tallinnas ja minu kolleegid Eesti 200 riigi tasemel. Ja ma arvan, et ainukene probleemkoht on selle juures see, et alustati hilja ja oleks pidanud varem tegema ainult lasteaedadest esimestes klassides, siis ei oleks seda 4. klasside probleemi olnud, kus meil on kõige suuremad kitsaskohad. Nüüd, mis puudutab seda Keskerakonna eksperdite kaasamise juttu, 20 aastat oli aega vabandust Tallinna linnas kaasata. Mina olen väga viisakas inimene, ma pole 1,5 aastat liiga palju kritiseerinud ega öelnud, et kes on süüdi ühes või teises asjas. Ma olen lihtsalt oma tööd teinud, Eesti inimestele selgitanud, kuidas olukord on, aga need koolid, kus hetkel on probleemid, see on pikka tegemata töö tulemus ja Keskerakonna töö tulemus. Nüüd, mis puudutab seda olukorda õpetajatega, siis seesama ekspertgrupp, millest härra Kõlvart siin räägib, see täpselt samamoodi käib edasi. See on teinud iga kvartali tagant uusi ettepanekuid, millised uusi toetusmeetmeid rahastada. Linnavalitsus on seda viimase 1,5 aasta jooksul ka teinud. Ja nüüd, mis puudutab seda, et me teame ka täpselt monitooringu tõttu, mis koolides, mis klassides, isegi õpilasteni välja, kus see probleemkoht on, aineteadmiste, eesti keele teadmistega. Ja me teame, me tegeleme nende aspektidega ja Eesti koole, mis puudutab, seesama linnavalitsus on tõstnud Eesti koolide toetust, kus on palju muukeelseid lapsi, 1,5 miljonit eurot, annab rohkem tõsta. Lavly Perling, parempoolsed ütlevad, et eestikeelsele õppele üleminek Tallinna koolides on pöördumatu protsess. Kes tahab seda tagasi pöörata? No need, kes kätt tõstsid siin. Jah. Ta on pöördumatu protsess ja me ütleme veel enam, et me räägime selgelt sellest, et ka näiteks huviharidus, milleks kasutatakse avalikku raha, peab olema eestikeelne Tallinna linnas. Nüüd haridus paratamatult, et teda tuleb vaadata tervikuna, et fookus on paigast ära ja tegelikult kõige raskemad ajad selle reformiga on veel ees, kui me jõuame 4. 9. klassideni ja nii edasi. Ja seega praegu on nagu ülioluline mõelda, et see, mida teeb haridusministeerium, kõik see tsentraliseerimise ja bürokraatia temaatika, ma ei tea, alates sellest, et toiduvahetunnid peavad olema 20 minutit nii Tallinna 1500 lapsega koolis kui ka Kihnu koolis, mobiiltelefonide regulatsioonid, kõik see tegelikult, mis takistab
takistab fookuse hoidmist sellel kõige tähtsamal reformil. Ja mis puudutab Tallinnat, siis kõik see, mis puudutab koolivõrgu korrastamist, õpetajate kvalifikatsioonide selliste bürokraatlike tobeduste mahavõtmist, mis aitaks õpetajad hoida eestikeelsetena, eesti keelt rääkivate laste ees, sellel tuleb fookus hoida, sest uskuge või mitte, et täna nagu surevad õpetajad selle bürokraatia alla ja mis on Tallinna koolide probleeme. Kas te teate, et Tallinna PISA testide järgi Tallinna koolide tase on väga ebaühtlane. Teatud PISA testide näitajate järgi on need kehvemad tulemused kui Tartus ja Pärnus. See on probleem, millega me peame tegelema, aga meil tegeleb haridusministeerium sellega, et hakkame ära keelama esimese klassi katseid. Nii et me saame selle reformiga hakkama, tagasi ei tohi pöörata ja kui vastus, siis ma ütlen, see, mis kõlas saate alguses, tegelikult ikkagi Keskerakonna ainuvõimu ei tohi tekkida ja ainuvõim ei sobi Eesti demokraatiasse ja kui seda ei teki, siis sellega me hoiame ära kõikvõimaliku ärapöördumise eestikeelsele koolile üleminekut. Ja kõigepealt kõigile sõna, siis tulevad vastu repliigid. Maris Lauri, aga te ju tunnistate, et ega venekeelsetel lastel ja peredel see reform lihtne ei ole, et kelle tegemata töö see ikkagi on? No Reformierakond tegi juba paar valimistsüklit tagasi selle ettepaneku Tallinnas just nimelt, et kiirendada eestikeelsele haridusele üleminekut. Keskerakonna võim sõdis sellele kõige hooga vastu, tehti näiliseid samme võib-olla ja see on see, mida siis nelikvõim hakkas muutma, nii et ja on väga hea meel, et hakati ka õpetajate palkasid näiteks tõstma, kus Tallinnal olid tegelikult Eesti mõistes suhteliselt tagasihoidlikud palgad. Siin ei ole õpetajate puudus, õpetajad on läinud teistele töökohtadele, sellest palgad ei ole konkurentsivõimelised olnud. Mind hämmastab lihtsalt see, et kui äppud on suudetud olla minevikus. Minu enda kool, Kohtla-Järve kool on kaasanud lapsi vene peredest, venekeelsetest peredest, ukrainakeelsetest peredest juba enam kui 10 aastat. Seal on läbi proovitud kõik erinevad meetodid ja neid koole on teisigi. Ja ma lihtsalt ei saa aru, kuidas julgetakse rääkida seda, et ei ole võimalik. On küll võimalik õppida parimatelt. Hästi, aitäh. Rasmus Lahtvee, mis hindele Tallinn selle reformiga on hakkama saanud? Ma ei julgegi hinnet panna, aga kuulates siin kaasdebateerijaid, ma olen ikka päris mures, et lõviosa teist on olnud seotud erakondadega, kes on valitsuses ja Tallinna linnavalitsuses volikogus olnud aastakümneid ja see töö on teie vastutada, et see on tegemata. Nii kaua, kui me vaidleme selle üle, kas teha, kui kiiresti teha, Eesti ja Vene natsid mõlemad rõõmustavad ja kaklevad selle üle. Et meil on koolivõrgus suuremaid probleeme. Õpetajate mure on olenemata õppekeelest ja see tuleb lahendada. Kooliruumide probleem on olenemata õppekeelest. Hapniku vaegus klassiruumis on tõsine probleem. Et see on lihtsate vahenditega juba saab lahendada. Samamoodi, siin oli PISA testidest juttu. Jah, Eestis üldiselt on PISA testide mõistes väga head tulemused, aga noorte vaimne tervis on probleem. Noorte enesetappude osas on Eesti esirinnas samamoodi maailmas. Et lõpetame ära selle vaidluse, kas me läheme sellega edasi või ei lähe. See reform on otsustatud, teeme selle ära. Kui on vaja seal midagi tuge, lisakeeleõpet, leiame need vahendused, võimalused, teeme selle ära. Mihhail Kõlvart, aga kõlas ju väga lihtsalt praegu, et lähme edasi ja kus on probleeme, seal aitame. Ja põhimõtteliselt ma olen selle sõnumiga isegi nõus, sest pole mõtet tekitada lisapingeid, kas pöörame tagasi või mitte. Arusaadav ju, et keegi seda tagasi ei pööra. Ei ole vaja kedagi hirmutada. Aga kui me räägime vastutusest, siis me võime ju üksteist süüdistada siin terve õhtu. Ma küsin, kelle käest oli Haridus-Teadusministeerium kõige rohkem viimase 30 aasta jooksul? Isamaa käes. Kas lugupeetud härra Sinovski unustas, et ta oli ka kunagi haridus-teadusminister, kas ta suudab loetleda neid samme otsuseid, mis toetaks üleminekut? Mina tean, et ainuke asi, mis oli rakendatud ministeeriumi poolt, oli Mailis Repsi ajal, kui tõepoolest koolidele anti võimaluse ja lasteaedadele, et võtta tööle eestikeelse õpetaja ja seda maksis kinni riik.
see oli väga konkreetne meede ja nüüd see loetelu, mida ma pakkusin, mul on väga hea meel, et praegune linnavalitsus liigub sellega edasi. Ma küsin, kus on teie täiendavad meetmed? Et lepime kokku nii, et meie eesmärk ei ole siin poliitilisi vaidlusi pidada, vaid toetada süsteemi. Meid ootab väga raske periood, sest paralleelselt ministeerium käivitab veel ühe reformi, kooli kohustuse pikendamine 18 aastani, see nõuab tugisüsteemi, see sama tugisüsteem, mida vajavad ka õpilased, ehk siis sotsiaaltöötajad, psühholoogid, lastekaitse. Lastekaitse on täna Tallinnas lammutatud absoluutselt, pool lastekaitsjatest on vallandatud või koondatud. Koolid ja abivajajad ootavad nädalate kaupa, et lastekaitsespetsialist tuleks appi. Sellest tuleb rääkida, et kuidas taastada süsteemi ja kindlustada süsteemi, et üleminek oleks võimalik. Aitäh, Jevgeni Ossinovski, sotsid lubavad raha suurendada ülemineku koolidele. Kui palju selleks raha võiks panna? Esiteks, lastekaitsesüsteemi ei ole lammutatud, on tsentraliseeritud selleks, et kvaliteeti tõsta ja täna lastekaitsega reaalselt tegeleb Tallinnas rohkem inimesi kui enne selle reformi läbiviimist. Aga nüüd, mis puudutab siis seda tagasipööramist, siis siin härra Kõlvart väga niimoodi armsasti räägib, et pole mõtet sellega hirmutada niimoodi, aga tema enda aseesimees Jaan Toots rääkis sellest, et kuidas see eksperiment tuleb tagasi pöörata, nagu ta seda nimetab, nii et eks neid sõnumeid ikkagi antakse üksjagu. Nüüd, mida tuleb teha? Et esiteks lisaks siis koolide toetamisele, mis on tõesti, siin on juba plaan paigas ja sellega tuleb jätkata, on väga oluline just nimelt see klassiväline tegevus, et oleks eestikeelset keskkonda ka väljaspool kooliruumi. Seda me toetame läbi huvitegevuse, seda me toetame alates selle aasta septembrist läbi sporditegevuse, kus me toetame spordiklubisid just siis, kui nad kaasavad ka vene ja eestikeelseid lapsi samasse sporditrenni. Aga loomulikult on ääretult oluline ka toetada peresid ja lapsevanemaid. Sellepärast me oleme teinud ettepaneku, et üleminekuperioodil maksta siis ka üleminekutoetust üleminekukoolide 1.–5. klasside lapsevanematele 400 € aastas just nimelt, et nad saaksid eestikeelsetes kultuuriprogrammides, huvitegevuses ja sporditegevuses osaleda. Aga mis on ääretult tähtis, on arusaam sellest, et Tallinna linnas tähendab üleminek eestikeelsele õppele kogu haridussüsteemi kaasatud. See puudutab kõiki. Meil juba näeme, et aina rohkem ja rohkem venekeelseid lapsevanemaid annavad oma vanemaid puhtalt eestikeelsesse kooli, nii et meil on vaja tegelikult ühtse kooli kontseptsiooni, kus eesti ja venekeelsed lapsed õpivad koos. Urmas Reinsalu, kui selle asja sisusse ikkagi vaadates, me esimese poole oleme rääkinud ka ideoloogilisest poolest, mis on võib-olla pisut selgem, aga kuidas praktiliselt aidata neid koole? Põhielemendid. See esimene on abiõpetajad juurde, teiseks on väga oluline, et klassikomplekti koormus ei oleks liiga suur ja sõltub profileerida vastavalt siis ka tegelikult laste keele tasemest. Kolmandaks on tegelikult ikkagi metoodika järgi aitame. Siin riik on liikunud õiges suunas, aga ma arvan, ei ole olnud piisavalt ka tempokas. Seda tunnistavad ka aga seda linn ka teeb kõik. Mida küsimus on nüüd tegelikult selle reformi diskrediteerimine just vene kogukonna ees on, ma arvan, alatu. Seda härra Ossinovski, teie retoorika, mida te olete üles tunnistanud, proua Kristina Kallas, kui ma loen, kes kahetseb, et reformi ei ole võimalik ümber pöörata venekeelses meedias, kuna parlamendis ei ole piisavalt hääli. See on kahekeelne seisukoht. Keskerakonna positsioonidest ei tasu siin rääkidagi. Nüüd küsimus sellest, et me peame aru saama, et selle reformi puhul on kõige olulisem raskuspunkt lisaks logistilisele ja hariduse sisu ja pedagoogilisele abile on ikkagi see teadmine, et see reformi ei pöörata tagasi. See annab selle kindluse ka lapsevanematele, ka nendele koolidele, ka õpetajaskonnale. Aitäh, Isamaa seisukoht on selge. Viimane punkt veel äärmiselt oluline. Ma arvan, et me ei tohi jätta kõrvale ka lapsevanemaid. Ka nende eesti keele küsimus on, ma arvan, oluline, et nende julgustamine ja motiveerimine eesti keele. Aga härra Ossinovski idee selle kohta, et hakata vene emakeelega lastele maksma 400 € huviringi raha ja eesti emakeelega lastelt see ära jätta, ma ütlen, sellist segregeerivat toetuspoliitikat ma kindlasti ei toeta. Ettepanek ei ole seda teha mitte emakeele kaudu, vaid tõepoolest üleminekukoolide loogika. Üleminekukoolide toetus, nii nagu pensione maksame pensionäridele, nii me täiendavat tuge üleminekukooli õpilastele. Kas eesti emakeelega lapsed seda toetust ei saa? Vahepeal kõlas süüdistus Eesti 200 aadressil Aleksei Jašin.
Ja jõuad selle juurde lõpus. Esiteks kõik punktid, mida härra Reinsalu välja toob Tallinna linn juba teeb ja just käesoleva aasta eelarves me oleme suurendanud need meetmeid, et vanad punktid, et uusi vist ei ole tulnud, mis on hästi oluline. Me ei tohi ära unustada Eesti koole, kus tõesti on aina rohkem muukeelseid õpilasi, mitte ainult venekeelsed, uussisserändajaid ja tegelikult kõik need lisaraha meetmed, mis see linnavalitsus on teinud, 20 miljonit lisaraha, Tallinna maksumaksja on läinud 100 eurot õpetajate palkadesse, lisaks diferentseerimisfondi on suurendatud, on pingutatud selle nimel, et uued esimesed klassid oleks mitte suurem kui 24 õpilast. See kõik aitab nii üleminekut kui ka Eesti koole, kus on täpselt samasugused probleemid tegelikult. Tallinnas on juba 5 kooli, kus on üle 20% neid muukeelseid lapsi. Ja tõesti see meede, kus on muukeelsete õpilaste arvu põhjal on lisapalga raha, see puudutab ka Eesti koole. Ja kui näiteks sotsiaaldemokraadid räägivad, et üleminekukoolid, hästi oluline on tasakaal sellel haridusmaastikul ja Eesti koole ei tohi ära unustada, neid on vaja toetada. Aga venelastele räägite siis teist juttu või? Mina ei tea, mis vabandust... MK Estonias proua haridusministri selge intervjuu positsioon. Poliitiline statement. Ei ole seda näinud, mida ma tean, me oleme üle 2 aasta rääkinud kogu aeg venekeelses meedias üleminekust, kuidas see kulgeb, mis probleemkohad on, et me peame seda tegema, selgitan seda absoluutselt ja minu meelest Eesti 200 reiting muukeelsete valijate seas on nii madal, muuseas seetõttu, et ära muretse härra Reinsalu, et teie reitingu pärast ma tõesti ei muretse, see on mu viimane ülesande püsti. Ja, Martin Helme, kas te EKRE reitingu pärast muretsete? Üldse mitte, aga ma kohe sissejuhatuseks ütlesin, me ei räägi tagasipööramist, me räägime sellest, et kõik Eesti peab olema eestikeelne, Tallinna koolid peavad olema eestikeelsed ja siis hakkavad kõik rääkima mingist tagasipööramist. Ma ei saa aru, mis lahtisest uksest te sisse murrate. Nüüd, kui rohelisi kuulad, siis tuleb välja, et inimesed, kes muretsevad sellepärast, et nende lapsed, Eesti lapsed ei saa eestikeelses hariduskeskkonnas õppida, see teeb kellegi inimese natsiks. Mulle tundub, et meil ei ole probleem. Ütlesid küll, mulle tundub, et meil on probleem mitte klassiruumiga, hapnikuga, vaid siin ruumis on hapnik puudus kellegi teisel. Natsid kasutavad mõlemalt poolt seda hea meelega ära, aga ma ei rääkinud lapsevanematest. Nii, ma tahaksin kõigile ikkagi meelde tuletada, et see on riigi tasemel otsus, eks ole, et linn saab siin tõesti panna lisaraha, Tallinna linn on rikas, saab igast asju teha, aga see on riigi tasandil otsus. 30 aastat võeti poos ja mitte midagi ei tehtud, tõsi on see 20 aga see ei ole tänane vabandus ära ilma. 20 aastat sellest 30 aastast on haridusministri portfell olnud Isamaa käes ja tõsi on ka see, mida ütles Mihhail ennem, et siis, kui me olime koos valitsuses, siis meie utsitamisel ja toetusel Mailis Reps hakkas suunama lisaraha just keeleõppe süvendamisel. See oli Jüri Ratase esimene valitsus. Teise valitsuse... Isamaa survestas mõlemas valitsus. Ja mis puudutab Ossinovski juttu, et sõnumeid antakse siin erinevaid üksjagu, täpselt nii ongi. Ise ka annad, eks ole. Selles Stolitsa 2 räägid, et üleminek oli suur viga. Eesti meedias ütleb, et see oli suur asi. No tsitaat on välja võtta. MK Estonias andsite ka teie härra Ossinovski selle kohta. Küsimus 4. klasside järkjärgulisest üleminekust aastal 2022, aga nüüd, kui seadus on vastu võetud, mitmehäälsel rääkimisel austatud poliitikud, mitmehäälsel rääkimisel on mõned miinused. Lihtsalt televaatel on raske aru saada. Laseme Martinil lõpetada. Tõesti, et see mitmehäälne rääkimine ongi sotside probleem, et see ei ole põhjamaine, kui sa ühele seltskonnale räägid ühte, teisele seltskonna teist ja siis üritad kahelda, see on Minsk, eks ole. Ja mina ei ole kunagi rääkinud kahepalgeliselt. Mina olen alati öelnud, et seal on need riskid. Reinsalu ütleb, et lapsevanemaid tuleb kuulata, aga ei kuulata ju. Sidusus suureneb. Ei suurene ju. Eesti pered põgenevad Lasnamäelt, põgenevad Kohtla-Järvelt, põgenevad Narvast ja need muutuvad venekeelsemaks. Tallinn muutub meie silme all rohkem venekeelsemaks. Ja seda kui me õpetame, kui Eesti koolid on eestikeelsed, siis eesti keele ruumi osakaal kasvab meie peale. See on aritmeetiline seos. Lavly Perling, kas selline jupikaupa eesti keelele üleminek üldse toimib või? Me ütlesime väga selgelt välja selle 2022, et see tuleb teha kiiresti, konkreetselt ja jõuliselt ära see eesti keelele üleminekureform. Ma tegelikult tahaks juhtida tähelepanu, et eelmine saateosa lõppes sellega, et Reinsalu rääkis sellest, et tuleb veel rohkem toetusi maksta inimestele. Nüüd me kuuleme seda, et Ossinovski räägib sellest, et tuleb toetusi maksta vene keelega üleminekukoolide lapsevanematele. No neid toetusi ma ei toeta, proua Perling. Reinsalu? Hoiame kultuuri, väitlemiskultuuri hoiame. See on tee võlaorjusesse, et ei ole sellel Tallinna linna rahal
me teame, kuidas Tallinna võlg kasvab. Ehk tegelikult, kui me räägime, et 3 väga lihtsat põhimõtet, andke vabadus tagasi koolijuhtidele ehk samamoodi õpetajatele, vabastage nad sellisest totakast bürokraatiast, mida haridusministeeriumist tuleb nagu Vändrast ja siis me saame hoida fookuse eesti keelele üleminekul ja õpetajad, kes ei saa hakkama, et see nunnutamine tuleb ka ära lõpetada. Vabandage väga, kui õpetaja ei saa eestikeelses koolis hakkama, siis ta tuleb lahti lasta. Ja me ei vali haridusministrit. Maris Lauri, ka repliik. Selle asemel, et toetada üleminekukoolide lastevanemaid, on palju mõistlikum luua nendesse koolidesse väiksemad õpperühmad vastavalt, sellepärast, et väiksemas õpperühmas on keele õppimine kiirem ja ladusam. See töötab ja see on praktiliselt läbi proovitud. Sealjuures on võimalik kasutada ka vaadata seda, kellel on erinevad eelnevad oskuse tasemed. Kindlasti tuleb tegeleda tööd ka lastevanematega, nii eestikeelsete kui venekeelsete lastevanematega ja eestikeelsetest praegustest eestikeelsetest koolides tõesti, kuna sinna tuleb juurde järjest rohkem lapsi venekeelsetest peredest, siis tuleb ka sinna luua vajadusel sellised väikeklassid, kus aidata kooli tulnud lapsi keelega järgi. See on kõik läbi proovitud olemas. Ma kuulan siit neid mõtteid ja ma kogu aeg mõtlen selle peale, et asjad on ju olemas, miks pärast neid ei ole varem kasutatud. Vaatame haridust natuke laiemalt. Ja räägime lasteaiakohtadest ka. Aleksei Jašin, teie ei toetanud suvel tasuta lasteaiakohta, öeldes, et selline populism viiks alushariduse pealinnas kriisi. Miks? Väga lihtne, kuna linn peab ehitama järgmise 10 aasta jooksul 8 uut lasteaeda ja renoveerima 70 olemasolevat. Tänaste hindade juures see maksab 650 miljonit eurot aastas. Tänavu me investeerime lasteaedade ehitamisse umbes 35 miljonit eurot aastas. See tähendab seda, et 10 aastaks on vaja iga aasta näiteks investeerida 65 miljonit aastas. Ja nüüd, mis puudutab seda, et teeme tasuta teenust ja paneme veel 10 miljonit tasuta toredatesse asjadesse magama, vabandust, erinevate linnaosade inimesed ei näe seda kodulaadast uut lasteaeda mitte kunagi või siis, ma ei tea, 15-20 aasta pärast. See on üks hind sellel. Teiseks peame tõstma õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate palka, tegema väiksemad keeleõpperühmased. See kõik maksab raha ja kui siin on mõned erakonnad, kes ei oska üldse raha lugeda ja võtavad kätte kalkulaatorid, panevad kõik need asjad kokku, ei tule see summa mitte kuidagi kokku. Eesti 200 võitles selle eest, et ei tuleks tasuta teenust ja mul on hea meel, et seda ei tulnud. Jevgeni Ossinovski, miks sotsid leiavad, et oleks mõistlik pakkuda linnaeelarvest tasuta lasteaiakohti? No esiteks tõepoolest meie taha lasteaia kohatasu vabastus ei jää, aga me eelistame, et see oleks tehtud siiski riigi tasandil just nimelt nende lasteaia turismi riskidele viidates, kuna Tallinna linn on külmutanud lasteaia kohatasu esimeseks 3 aastaks ja nüüd me oleme seda langetanud 50 euroni, siis võrreldes näiteks Rae vallaga, kus lasteaia kohatasu koos toidutasuga on juba 180 eurot, siis kindlasti tasuta lasteaia koht tooks kaasa ka sellise lasteaia turismi, mis seab kättesaadvuse meie enda linlastele ohtu. Sellest tulenevalt me eelistaks, et see oleks riigi tasandil tehtud, aga iseenesest on see suund on õige. Aga ma nõustun kindlasti härra Jašiniga selles osas, et kõige suurem küsimus Tallinna linnas, et viimase 10 aasta jooksul tegelikult ei ole strateegiliselt planeeritud haridusvõrku. Meil on juurde tulnud lapsi, nii lasteaia kui koolilapsi ja meie klassid ja lasteaiad on ülerahvastatud ja sellest tulenevalt meie esmane prioriteet on vähendada klasside suurust, rühmade suurust, tuua täiendavaid tugispetsialiste ja ehitada uusi koole ja lasteaedu, mida see linnavalitsus on tõesti hakanud süsteemselt tegema ja sellega peab kindlasti... Lavly Perling, milline on mõistlik lasteaia kohatasu, millest teie programm räägib? Mõistlik lasteaia kohatasu on selline omamoodi personaliseeritud, mis ei koorma seda perekonda, aga et me oleme algusest peale rääkinud sellest, mis puudutab võimalikult personaalset lähenemist, et loomulikult iga kohalik omavalitsus saab lähtuda sellest, mida tema saab kehtestada selle kohana. Ta ei tohi üle jõu käia, aga vanemad peavad siiski oma osaluse maksma, sellepärast, et me jälle jõuame selleni, et kuulge, tasuta asju ei ole olemas. Ja kui me räägime nendest lasteaiakohtadest, see suvine palagan oli ikkagi väga-väga piinlik. Ja kui mõelda selle peale, et ma arvan, et kõik siin on lapsevanemad, et kui lapsevanemad saadavad oma lapse lasteaeda, siis lasteaia koha pulka see tõesti koha
tasuta on olulisem võrreldes sellega, et tõesti pärast tuli linnavalitsus välja sellega, et meil on 600 miljonit vaja juurde või 60 miljonit vaja 600 miljonit vaja selleks lasteaeda renoveerimiseks, et meil on nagu hallitavad aknaalused, lagunevad majad, õpetaja, kellele meil ei ole palka maksta, aga me ütleme, et see on tasuta. Ehk räägime sellest järgmises etapis, mis see summa on, aga tasuta asju ei ole olemas. Mihhail Kõlvart, Keskerakond lubab Tallinnas tasuta lasteaiakohti ja muid toetusi. Mille arvelt selleks raha võetakse? Ma saan, et suvine plaan oli tõsta munitsipaalkorterite üüri või? Ja, see oli sotside plaan ja sellepärast me ei saanud... Kus teie raha võtaksite? Sellepärast me ei saanudki ka seda toetada. Ja Keskerakonna puhul iga süsteemi muutmine on etapiviisiline, sest aastate jooksul Keskerakond vabastas HEV-lapsi, siis pärast ka alates teisest lapsest, siis ka vähekindlustatud pered said soodustust ja ka me maksime osaliselt kinni ka toitlustus. Ehk siis ongi jäänud viimane samm, et see oleks tasuta. Kus see raha tuleks? No, vähemalt kui sellised projektid, näiteks kui Mustjõe lasteaia ehitamine, kus linnavalitsused ei oodanud lõpuni pinna reoanalüüsi ja allkirjastasid ehituslepingu ja see maksis linnale 1 000 000 eurot, et ei ole lasteaeda, aga selle eest on maksud 1 000 000 eurot ehitusfirmale. Kui me selliseid asju ei luba edaspidi, siis meil on ka vahendid. Räägime sellest, et väga ilus see on püsikulu, mitte investeering. Väga ilus selline projekt nagu igale lapsele puu, mis maksis peaaegu 3 miljonit ja tegelikult selle võrra neid puid rohkem Tallinnasse ei ole, sest suured puud ühest kohast teisele. Et mis ei ole jällegi püsikulu. Sellised mõttetu projektid ei ole mõistlik ellu viia. Aitäh, Urmas Reinsalu, kumb siis ikkagi on olulisem, kas tasuta lasteaiakoht või kvaliteetne alusharidus? Ma arvan, et lapsevanematele, eriti just see sõime vanuses praegu, kui ma vaatan Tallinna olukorda, on oluline, et see lasteaiakoht oleks ja see oleks kodu lähedane. Sest praegu, kui vaadata Tallinna, seda ka ootusi lapsevanematel, siis ennekõike Põhja-Tallinn, linnaosa, seal on probleem, et tegelikult pakutakse nii-öelda Lasnamäel või kaugemasse kohta lasteaiakohta ja see tähendab tegelikult ka muide liiklussujuvuse takistamist, kus pere peab sõitma siis ühest linna otsast teise. Et 3000 last on selles järjekoha loogikas. Meil on võime teha, renoveerida terviklikult linna eelarvestrateegia loogikas 4-5 lasteaeda aastas. Me peame mõned ka uutesse asumitesse juurde tegema, näiteks Pikaliiva lasteaed. Ja meil on märksõna peab olema see, et lasteaia koht on kodulähedane. See on esmane ootus lapsevanematel ja teine märksõna on loomulikult, ma arvan, et linn peab olema võimeline jätkusuutlikult hoidma ka samas taktis kooliõpetajate palgaga, ka lasteaiaõpetajate palga. Need inimesed on väga tõsist tööd. Maris Lauri, Reformierakond on aastaid olnud tasuta asjade vastu. Miks lasteaiakohtadega on teistmoodi? See on lubadus 8 aasta tagant, mil Tallinna linnas olid lasteaia kohatasu oluliselt kõrgem praegusest. Paar kuud tagasi asi on selle asja juures. Teine aspekt oli kindlasti tookord, kui see ettepanek sai tehtud, see, nagu ma ennem ütlesin, et me soovisime minna üle eestikeelsele haridusele ja meie mõte oli seda alustada just nimelt lasteaiast ja selle tasuta lasteaia kaudu luua võimalus, et need lapsed võõrkeelsetest peredest tuleksid lasteaeda paneksid ja kindlasti saaksid selle eesti keele kätte. Tõsiasi oli see, et kui me kevadel üritasime lahendada koalitsioonisiseseid probleeme ja ennast kuuldavaks teha, siis me tegime vale valiku. Me pärast pikki diskussioone võtsime üles teema, mis ei olnud tõesti enam aktuaalne ja tõesti, nüüd me julgeme seda öelda, et kõige olulisem on tõesti ligipääsetavus, kvaliteet just nimelt selles, et need lasteaiakohad, koolid oleksid inimestele lähedad, et see oleks kvaliteetsed, et oleks eestikeelne. Kui me vaatame pikemas perspektiivis, siis tasub, aga see on juba riigitaseme küsimus, diskuteerida selle üle, et kas Eestis võiks kunagi tulevikus muutuda näiteks lasteaia viimane või eelviimane aasta ka nii-öelda kohustusliku, aga see on puhas riigiteema. Ei ole oma munitsipaal. Martin Helme, te olete opositsioonierakond ja ei luba tasuta lasteaia kohti. Mis toimub? Ja, no ma muidugi Maris Laurile lihtsalt see
me kõik ju saame aru, et see oli küüniline populism, sest protsent oli halb ja tehti väike küsitlus, vaadati, see on hea teema, millega rinnaga peale lennata. Eriti selle taustal, et meil on võimul olnud valitsus, mis on läbi aegade kõige lastevaenulikum ja perevaenulikum valitsus Eesti, eks ole, lastetoetuste äravõtmised, automaksud, koduse ema ravikindlustuse äravõtmised, see on kõik Reformierakonna käekiri. Ja siis nad tegid meile Pärtel Pere tsirkust, mida siin sai nautida terve juulikuu ja nüüd tunnistavad oli viga. Nüüd ma olen selles osas nõus, et tegelikult seda peaks ka riiklikult reguleerima, nii nagu meil on haridus on tasuta, siis me võiksime ju tegelikult otsustada, ka see alusharidus on või see lasteaed on tasuta. Aga jah, mina arvan, et väike omaosalus peaks olema ja eriti tuleks keskenduda sellele, mida ka Reinsalu ütles, et kodulähedane, EKRE on alati seisnud kodulähedase kooli eest ja lasteaia eest ka väljaspool Tallinnat, aga Tallinn on piisavalt suur, ma tean näiteks Nõmmel ei ole keskkooli õpilastele kohti, see ei ole ainult lasteaia probleem, see on ka koolikohtade probleem ja öeldakse, minne Lasnamäele. Aga ühe asja tahan veel rohelised saavad ka soodustused ja miinimumpalgast lahti siduda need asjad, et see ka on suur abi. Hästi, ja rohelised ka, te toetate ka tasuta lasteaedu. Mille arvelt selle raha võtaksite? No, see praegu ei ole võib-olla isegi oluline küsimus. Alustada loomulikult tuleb sellest, et kõigepealt peab lasteaia koht olema kodulähedal kättesaadav. Jah, tasuta koha poole liikuda on tõenäoliselt mõistlik, aga jällegi, ka lasteaias on olulisemaid muresid veel, et kas või see sama programm, mida rohelised ka korraks linnavalitsuses olles alustasid, et üleminek siis mahetoidule, mis oli üldiselt täitsa edukas, hinnavahe oli praktiliselt olematu, üleminek oli lihtne, kohalik tooraine, kohalikku ettevõtlust toetav, tervislik. Hästi, mõtte arusaadav, teie keskenduksite mahetoidule, mitte ei vaataks, kus raha tuleb. Ja mürgivaba. Arusaadav, aitäh. Aga raha on ju eelarves olemas, loomulikult. Raha tuleb eelarvest, hästi. Kuulge, me lappime kohe koalitsioone ka ja viimast korda selles saates saavad kandidaadid valida rohelise ja punase vahel. Ja me küsime, kas uue linnavalitsuse moodustavad erakonnad, kes praegu koalitsiooni ei kuulu. Võt selline Vimkoga küsimus tuleb naeratavalt Martinilt, tuleb roheline, siin mõned mõtlevad, tuleb punast ja vilgub kõiki, aga põhimõtteliselt te saate meie küsimusest ju aru küll, et valimised on ukse ees, eel ja elektrooniline hääletus käib. Maris Lauri, teie erakonna juht on välistanud Tallinnas koostöö Keskerakonna EKRE-ga, et kas olete automaatselt opositsioonis sellega? Ja paluks 40 sekundi jooksul, et kõik minu saaks sõna. arvates on hästi lihtne. See, milline koalitsioon tekib, sõltub sellest, milline on valimistulemus ja seda me saame teada 19. oktoobri õhtul või 20. oktoobri vara hommikul. Ja siis ka selgub see, kes selle valitsuse moodustab. Mis meie vaatame on seda, minu kogemus ütleb ka, et kui ühisosa ei ole või on see väga napp, siis on koostöö väga keeruline ja siis tekib alati küsimus, kas see on mõistlik. Ja kolmas element on kindlasti see, et kui potentsiaalsega partneriga on väärtustes väga sügav lõhe, siis ei saa ka koostöö. Martin Helme, kellega EKRE koostöö välistab? Ei, mina seda välistamise mängu kaasa ei lähe, minu meelest on täpselt sama, ma ütleks, et kõigepealt peab ikka valija oma sõna ütlema, siis me saame matemaatika kätte ja ma ütleksin ka, kui me tahame põhjamaist ausat joont hoida, siis me peaksime eeldama, et valimiste võitja on see, kes hakkab üles ehitama koalitsiooni, et kellele siis see valimiste võitja kutse esitab, seda mina täna ei oska vastata, meie valimiste võitmist ei sihi, aga küll tahaks loota, et me saame nii suure toetuse, et me oleme selles positsioonis, kus me saame koalitsiooni moodustamisel olla kaalukeeleks või otsustajaks. Jevgeni Ossinovski, linnapea kohast tuleb ilmselt suu puhtaks pühkida. Mage lugu. No me teame, et valimistulemus on Tallinnas noateral ja tegelikult on ju lihtne, et kas järgmine linnavalitsus on meie juhtimisel 3 või 4 erakonna koalitsioonis või siis tuleb Keskerakonna EKRE koalitsioon. Oleme loomulikult selge, et ei Reinsalu ega Maris Lauri, isegi kui valimistulemused seda lubaksid, ei tuleks Riigikogust ära seda koalitsiooni juhtima. Ja ma arvan, et see ongi see põhimõtteline valik ja tõsi on see, et sotsiaaldemokraadid Kõlvarti linna peaks tagasi toomisel oma hääli ei anna. Meie nägemus linna juhtimisest ja meie väärtused on selleks liiga erinevad. Aga loomulikult selle otsustab valija ja iga hääl siin kindlasti loeb. Aitäh. Urmas Reinsalu, kas nendest valimistest saavad protestivalimised Vene valija poolt?
Ma arvan, et need valimised muutuvad ka üle maa protestivalimisteks Eesti valija poolt, mis puudutab valitsuse poliitikat. Aga härra Ossinovski, te olete naljanina. Te praegu räägite siin, et ütleme väärtusküsimused ja mis see räätus. Härra Kõrvatiga koos tegite kolmveerand sellest ajast, mis on olnud viimane valimistsükkel, olete olnud Keskerakonnaga koos. Just nimelt korruptsiooni küsimuse pärast. Vabandust, küsimus on selles, et me peame aru saama, et selles loogikas, ma tuletan meelde proua Lauri ütles, et ütleme, ta välistab. Me ei jõua debatti enam, Urmas Reinsalu. Urmas, ütle, kas sa teed Keskerakonnaga koalitsiooni või sa ei tee seda nii, nagu sa valijatele ütled. Me ei jõua enam debatti pidada. Keskerakonna vastu hääletades. Reinsalu saab oma mõtte ära lõpetada, me ei jõua. Minu Isamaa positsioon on ühemõtteline. Isamaa seisab selle poliitika eest, mis on eestimeelne ja mis on ka vastupanuks valitsuse poliitika. Aitäh. Mihhail Kõlvart, võit tuleb ilmselt koju, aga kas Keskerakonna ainuvõim oleks linnale üldse hea? Et pigem ajalgu näitab, et see toob probleeme juurde. Demokraatias on tavaliselt nii, et seda otsustab valija, kas annab või ei anna vastava volituse. Aga mina kasutan enda aega selleks, et juhtida tähelepanu, et hariduse probleemid on eelkõige kõrghariduses. 2 tsitaati. Praegune rahastusmudel sunnib ülikoole üle minna inglisekeelsele õppele, seades ohtu eesti keele ja kultuuri tulevikku. Mõne aja pärast toimuvad matemaatika ja füüsika tunnid inglise keeles. Mitte sellepärast, et see oleks kooli valik, vaid sellepärast, et eesti keelt räägivad õpetajad valida ei ole. Juba 4 aastat tagasi kõlasid sellised tsitaadid Riigikogu kõrgharidustoetusrühma raportis. See on eksistentsiaalne probleem, mitte ainult meie haridusele, vaid ka tegelikult kultuurile ja keele. Aega läbi. Aitäh. Lavly Perling, kui suur tagasiolek oleks parempoolsetele see, kui ta Tallinnas valimiskünnist ei ületa? Parempoolsed on ehitanud maailmavaatelist erakonda. Ja me oleme väga selgelt öelnud, et me oleme valmis tegema koostööd kõigi nendega, kes aitavad meile oma valijale antud lubadust ellu viia ehk parempoolset poliitikat elus ja Eestis teha ja Tallinnas. Ja siit ma jõuan selleni, et loomulikult, millega me alustasime, ainus, nagu me kuulsime, sisuliselt parempoolne erakond on parempoolsed. Tegelikult Minskisse viivad meid nii Keskerakond kui sotsiaaldemokraadid. Ehk täna on valijal võimalus anda hääl parempoolsetele ja kindlustada see, et Keskerakonna ainuvõimu ei tule, sest lihtsalt ainuvõim Eesti demokraatiasse ei sobi ja koalitsiooni me läheme nendega, kellega me saame parempoolset poliitikat teha, kaotada ära see munitsipaalkapitalism ja lõputute toetuste jada ja päästa ikkagi Tallinn võlaorju. Aitäh, Aleksei Jašin, kui mõttekas enne valimisi selline välistamiste jada üldse on, sest praktika näitab, et lõpuks teevad peaaegu kõigiga? Eks Eesti 200 on oma seisukoha välja öelnud sel teemal ja põhiküsimus, mis selgub pühapäevani, on see, kas korruptsioonivaba ja läbipaistev Tallinna linna juhtimine jätkub või siis tuleb tagasi Keskerakond, otsustab tõesti valija ja olukorras, kus Eesti 200 on künnise äärel, siis erakond, mis on päriselt toon muutust nii riigi tasemel, näiteks abieluvõrdsuse teemal, eestikeelne haridus ja ka Keskerakonna äraviimine Tallinna võimult, et muutusega saab minna ainult Eesti 200-ga. Ja rohelised, kellega teie koostööd teeksite? Kõigi Eesti-meelsete kriminaalkaristuste vabade siis volinikega, kes linnavolikogusse valitakse. Aga erakonnad? Ja see tegelikult ongi see, et ma ei saa siin niiviisi erakonda välistada. Mis on laiem probleem on see, et ühest küljest siin räägitakse välistamisest ja kutsutakse vastanduvalt valima siis, et oi nüüd, kui valite kellegi sellise, siis tuleb hoopis see võimule. Kallid valijad, valige maailmavaate järgi, sest et demokraatia vajab mitmekesist Tallinna linnavolikogu ja selle tagab võimalikult palju erakondi, kes on esindatud volikogus. Aitäh, aeg on läbi. Aitäh poliitikud selle debati eest. Selline oli valimisstuudio täna õhtul Eesti Televisioonis. Aitäh vaatamast ja loomulikult minge valima. Kohtumiseni.